Nii, tere! Oleme nüüd Silveriga ikka veel Tallinnas Ikka veel Tallinnas. ja meile tuli nüüd külla Risto, kes on ka samuti Bitcoini huviline. Ja me proovime Ristolt küsida palju küsimusi ja me loodame, et Risto küsib meid ka küsimusi. Aga alustamegi siis sellest, et Risto, räägi natuke, kuidas sa Bitcoinini jõudsid ja mis sinu teekond on olnud sellega. Äkki räägi kõigepealt, kes sa oled üldse, Risto? Jaa, hakkame siis sellest pihta, et ma siis nagu maapealne elu. Nii. Maapealne elu on mul siis valdavalt kindlustussektoris, ehk siis ma aastal 2000 asutasin sellise firma nagu Easy kindlustusmaakler, mis siis tänaseks elab oma elu ja on väga edukas ettevõte. 2014 ma müüsin selle maha erinevate sammudega ja siis samal ajal sealt siis tõstsin välja tehnoloogia ja täna siis sellest 2014. aastast edasi olen ma siis müünud tarkvara erinevatele kindlustusfirmadele üle maailma, kaasa arvatud enamus Eesti maaklerid kasutavad Insti tarkvara, aga jah, üle 1000 ettevõtte maailmas kasutavad siis Insti tarkvara kindlustuse müümiseks, haldamiseks ja kogu selliseks tegevuseks. Nii et siis on siis see, millega ma oma igapäevast palka teenin. Ja lisaks olen ma ka üsna aktiivne investor Eesti startupi maastikul ja nõustan erinevaid ettevõtteid, et see on siis see, mis on siis nagu maapealne elu ja siis salaja siin Mustas stuudios, mis on mul siis väga suur kirg, on jah juba pikka aega olnud Bitcoin ja see on, ma arvan, avanud minu jaoks üsna palju erinevaid mentaalseid uksi. Okei. Kuna sa ja kuidas sa siis jõudsid Bitcoinini või kas jõudsid esimesena Bitcoinini või tuli käia ka altcoinidega talib läbi või? Ja no ilmselgelt ikka ma jõudsin esialgu Bitcoini, sest Bitcoin oli esimene asi, mis tuli, eks ole. Et aega ausalt siin mäletan, ma mäletan nagu hinda, eks ole, et ma 100 ja 300 euro vahel ta kuskil oli, kus ma nagu mingid esimesed tehinguid tegin ja siis ta oli nagu selline huvitav asi, mäletan isegi meil üks töötaja pani Easy kontorisse mingi kaevuri üles ja vaatasime, et elektriarve on kuidagi väga suureks läinud, tegelesime selle probleemiga. Et, ja siis ma nagu jõudsin nagu radarile, eks ole. Ma mäletan mingit hetke, kus ma äkki avastasin, et ta on 1000 eurot dollarit, siis ma võisin kõik ära. Nagu ikka on ju. Ja siis ma hakkasin jälle juurde ostma. Aga ma olen nagu teekond, esialgu oli siuke nagu huvitav siis nagu raha, loomulikult ei saanud sellest nagu sügavuti aru. Ja siis minu jaoks hakkasid nagu kaks sellist suurt nagu hoovust nagu jooksma, et üks siis oli nagu see, et see Bitcoin ise muutus mulle nagu selgemaks ja teistpidi, kui ma vaatan seda, mis ühiskonnas toimub, eks ole, kõik need makro- ja sotsiaalsed trendid on nad siis nagu, ma ei tea, üks näide on, mida peale ma olen nagu mõelnud, kui mõtleme nagu Ameerika peale, eks ole, et kui ma olin nagu väike, siis nagu Ameerika oli mingi dreamland, eks ole, et sinna saaks, küll seal ikka alles teeks ja elaks, eks ole. Ma ei tea väga palju inimesi, kes täna niimoodi mõtleks, et tahaks nagu USA-sse minna elama, see on nagu unelmate koht. Võib-olla Lõuna-Ameerikast. Loomulikult on, ega see on hea, see on hea, see ei ole halb koht, eks ole, aga ta nagu ei ole nagu selline North Star, eks ole, et see on nagu tulevik, eks ole, ta pigem on ikkagi nagu oma siis edu tipul, eks ole, või siis sealt tipust nagu alla tulemas. Ja kui me vaatame kogu aeg, eks ole, sellist nagu kõiki meid juhtivaid institutsioone, on need siis nagu, ma ei tea, valitsus, keskpangad, meedia, isegi teadus, eks ole, et see usaldus on täna nagu kõikide aegade madalaim, eks ole. Ja see ei ole mingi nii, et ma nagu vihkaks neid, objektiivne ma arvan sama, Silver arvab ka ilmselt sama. Siis nagu nii on ja siis nagu, kui sa küsitled, kui sa nagu, ma räägin oma lastega, et mis te seal oma vahel räägite, et keegi ei arva, et see on lõpplahe, on ju. Mis nagu tegelikult ei ole hea, eks ole, et see nagu ongi nagu, pigem on see halb, on ju. Ja kogu see hüsteeria, mis meil siin nagu on, eks ole, on ta nagu, eks ole, see COVID-hüsteeria või sõjahüsteeria või nüüd tuli see see ühiskond on nagu nii toksiline, eks ole, see nagu tunne, et kuskil on mingi jama on nagu, eks ole, õhus. Ja siis sa vaatad kogu seda, üks huvitav näide, siis ma arvan, et Ardo Pajur on sellest mitu korda rääkinud, on, kui sa vaatad, hea näide on, kui Obama tegi selle oma Healthcare Acti, eks ole,
siis seal on vist mingi 20 000 lehekülge nagu dokumentatsiooni, 20 000 lehekülge. Ja siis oli, mis aastal see oli, eelmine oli siis oli vist nagu esimene see tervishoiuakt, oli mingi 26 lehekülge, eks ole. See nagu jõuad nagu noh, et see on nagu see dimensioon, eks ole, et kui alguses USA-s tehti see ära 26 leheküljel, siis nüüd tehakse see 20 000 leheküljel oleks ära. Et see nagu iseloomust nagu seda, et mitte keegi ei saa tegelikult nagu aru. Ma arvan, et ei ole ühte inimest, kes on need kõik 20 000 lehekülge ära lugenud. Bürokraatia diktatuur. Just, et see nagu, see läheb ja see nagu kasvab, eks ole. See nimekiri on nagu üsna pikk, eks ole, et noh, jõuame siin, võime rahatrükkini minna, noh, see on nagu ükskõik, kus sa nagu oma nagu pilgu nagu suunad, sa nagu saad aru, et noh, siin on nagu, see on nagu midagi nagu, see on nagu jätkusuutlik, eks ole. Ja siis, eks ole, teistpidi tuleb nagu see Bitcoin peale. Ja siin on kuskilt, ma kuulin seda, oli see Victor Hugo tsitaat, eks ole, et nothing is more powerful than the idea that what the time of what has come, eks ole, midagi. Bitcoin on tehnoloogia, kõik siin ei ole nagu midagi nagu nii väga uut, eks ole, aga siin jookseb nagu kokku, eks ole, et see ideel on täna nagu pinnas olemas, eks ole, ja noh, et siis sa nagu seda enam ei pidurda, eks ole, et ja me nagu oleme sellel pendlil, me oleme tsentraliseerumises pendlil nagu nii ääres juba täna, eks ole, et kõik, noh, kui me vaatame ka siis kogu seda lääne ühiskonda, siis ma just mingi hetk tegin ettekande, kus ma nagu mingid protsente välja arvutasin. Prantsusmaa näiteks on 62% SKP-st on riigi käes, on ju. Lääne ühiskond keskmisena on seal üle 50, eks ole. Et mis see, Eesti on hea, Eesti on 44,7% SKP-st. See on nagu, see on hästi. See on isegi hästi. Suurepärane, eks ole. Ja siis sa vaatad, et Hiina 37%. Okay. Päriselt ka. Ja. Kuidas see võimalik? No ekspordivad. Ei, no Hiina on näiteks nagu, ega Hiina ei ole mingi hea näide, eks ole. Hiinas on hästi palju tsentraalset kontrolli, sa ei saa midagi teha, eks ole, sa ei tohi midagi öelda. Aga kui sa näiteks tahad avada hamburgeri putka või hot-dogi putka, siis ma arvan, et Hiinas on selle tegemine suurusjärgu võrra lihtsam. Proovi nagu Pariisis teha hot-dogi putka. Praegu nagu 2 aastat saab mingit bürokraatiat läbi teha, nagu 10 luba, eks ole, siis saad hakata viinerid müüma, on ju. No, aga Hiinas seal nagu on nagu ettevõtlusvabadust nagu rohkem. Ma ei ütle nagu, et Hiina on hea, seal on nagu hoopis teised süstemaatilised probleemid, eks ole. Aga noh, kui vaatad nagu seda Hiina edulugu, siis ongi, eks ole, et noh, tegelikult see väike ettevõtlus on nagu jäetud üsna nagu vabaks, eks ole. Aga noh, midagi suurt nagu teha ei saa, eks ole, sa lähed kohe vangi. et väikseks peadki jääma. et sa ei tohi nagu midagi halvasti. Et selles mõttes nagu see lääne ühiskond on nagu seal 50-60% vahel on riigi kontrolli all, eks ole, ja kaugele siit nagu minna saad. Ma arvan, nagu siis palju seal siis Nõukogude Liidus oli, ma arvan, et äkki oli 80 või no ütleme, 100 sa ei lähe kunagi, sellepärast, et mingi black market jääb sul ikka alles, eks ole. Et ja riik ei kontrolli ju majandust ainult läbi raha, eks ole. Teistpidi sa kontrollid ka seda regulatiivselt, eks ole. Et noh, see, et sa kontrollid 60% kogu SKP-st on lihtsalt nagu see sul otsene, seda kulutab riik, eks ole. See maksab nagu riigi valitsus maksab otse arveid põhimõtteliselt, eks ole. See ülejäänud 40% puhul sa kontrollid seda nagu siis läbi regulatsiooni ja sa ei luba nagu midagi teha. Et sisuliselt sa kontrollid peaaegu kõik, on ju. Et ja noh, et me olemegi selles, eks ole, nagu pendlis nagu nii sinna päris kommunismi saa selle kohta öelda, eks ole, et ikkagi on, noh, me oleme nagu mingis mõttes ikkagi nagu vabad, vähemalt näiliselt, eks ole. Aga noh, me sotsialismi pendlemis oleme see nagu nii ääres, eks ole, et sealt nagu ta, noh, mingi hetk ta tuleb sealt nagu suur hooga see pendel tagasi, on ju. Et ma arvan, täna me oleme nagu selles punktis, eks ole. Ja kusjuures, noh, selles punktis on hea olla. Et noh, kui sa oled nagu selles ühiskonna nagu siis selle kõver on nagu üleval, isegi kui hakkab juba alla tulema, see on nagu ülihea koht, elu on hea. Sa nagu ei saa aru, eks ole, klifist hakkad nagu alla tulema, eks sa arvad, et kriip peaks kõik kinni maksma, eks ole, tööd ei pea tegema ja noh, sul tekib nagu selline entitlement vist on see inglise keeles ära, ma nagu noh, minu eest peab nagu noh, ma olen ju nagu ikkagi selles ühiskonnas osale, minu eest tuleb hoolitseda, eks ole. Minu pank ei tohi pankrotti minna, eks ole, et pangadeposit ei tohi ära võtta, noh, eks ole. Et noh, mis mõttes nagu, et ja noh, siis see nagu ja see nagu tagasipööramatu, ta on nagu rahulikult tagasipööramatu. Ta on tagasipööratav ainult läbi, ma ei tea, ütleme siis revolutsiooni, kuningal võetakse pea maha, noh, niimoodi juhtub vahest, inimesed tulevad täravale, eks ole, et
see on võib-olla see, see on see pilt, mis mind on sinna nagu Bitcoinini viinud, et ma näen seal siis, ma ütleks nagu siis ma küsin vahepeale korraks selle ka, et võib-olla mõnda kuulajat huvitab, et kes sa hariduselt oled või mis sa õppinud oled? Ma olen õppinud ülikoolis majandust, ma olen EBS-i lõpetanud diplomeeritud majandusteadlane. Okay. ja ei suudetud seda keyneslikku mõttemaailma nii palju pähe panna, et jäi ruumi ka Bitcoini jaoks ikka natuke. Kas sul Misesest Rothbardist räägiti seal? Jaa, kusjuures minu õpetaja oli Hardo Pajula, nii et mul on selle üle väga hea meel. Hardo siiski on majandusõppejõud, eks ole, ta oli ikkagi selles mõttes ikkagi üsna parempoolne, eks ole, et ta ikkagi tutvustas igasuguseid, ja küll täna väga, ütleme siis, võib-olla kahetseb oma pattu, et ta majandusteadlane oli ja numbreid vaatas, et aga ei, ta ei olnud selgelt nagu Keynesi ideoloogia pooldaja, eks ole, et ma arvan, et selles mõttes oli nagu okei. Ei, ma ei tundnud seda, seal seda ei tundnud, et ja seal olid ka väga, meil oli tore lend, seal olid palju huvitavaid inimesi, nii et jah, ei, pääsesin sellest küll. Okay. Ma teistes ülikoolides ei ole käinud, ma ei tea, kas seal oli mingi teistsugune doktriin või mitte. Ja see oli ka, siis see majandusteaduskond ikkagi Eestis oli üsna nagu, ta oli mingis nagu uus, eks ole, et ta nagu ei olnud veel selline, kui täna, eks ole, kuulad neid USA ülikoole, eks ole, mjög nagu brainwashing seal käib ja mjög Keynesi mõjuvõim seal on, et Eestis seda ei olnud, eks ole, tegi nagu, mis just tekkis, nagu oldi nagu pigem nagu avatud, eks ole. Aga ega seal me joonistasime demand ja supply graafikuid ja lahendasime mingeid võrrandeid ja et see ei olnud nagu niivõrd mingit maailmavaate kujundamist, selles mõttes, eks ole, kas Keynes või Hayek, mõlemad nimed on mul meeles süli, aga ma ei ole kindel, et ma siis aru sai, mis seal vahet on. Okei, aga tagasi tulles Bitcoini juurde, et põhimõtteliselt alguses, kui sa esimesed kokkupuuted olid, siis sa nägid seda kui sükest natuke eksperimentaalset rahaprojekti või sellist asja, aga tegelikult Bitcoini saab ju mitut moodi vaadata, nii võrguna, rahana, kuidas iganes. Kuidas sina seda nii-öelda Bitcoini näed või kuidas sa selgitaksid kellegile, mis asi on Bitcoin näiteks? Kuidas mina seda näen, ma nagu näen seda, kaks väga erinevat küsimust, eks ole, on selles lauses, et võib-olla kui hakata selleks peale, kuidas ma seda näen, nagu mingis mõttes nagu näen selles nagu hästi tugevat sellist, maailma muudavad nagu ideed, kui maailma on vaja muuta, siis nagu see saab toimuda nagu, kaks varianti, kas idee tasandil või siis nagu relvajõul, eks ole. Ja Bitcoin on idee, mis nagu on, kui ma vaatan kas või, sind ennast, eks ole, sa oled sinu taust oli mingisugune insener või ma olen selline hunt kriimsilm. Hunt kriimsilm, eks ole. Nüüd üks hunt kriimsilm avastas enda jaoks Bitcoini, eks ole, ja nüüd äkki sellest nagu rabbit hole'ist juba sa nagu loed siin Hayekit ja loed, eks ole, äkki oled nagu kogu rahasüsteemist nagu aru saanud, eks ole. Ja minu jaoks kas just lõpuni aru saanud, aga kindlasti rohkem kui varem. Sest keegi üldse nagu lõpuni aru saab, eks ole, aga nagu sellisel kujul, et sa nagu mõistad, eks ole, mis nagu toimub. Ja nüüd selliseid inimesi on nüüd maailmas nagu Bitcoin on nagu üks kõige suuremaid haridusprojekte, finantsharidusprojekte, mida mina üldse oma elus nagu näinud olen. Sekundeerin. Jah, et mingi, vahet ei ole, kas see inimene tuleb siin nagu ahnusest treidida, vaatab, et ma saan siin treidida ja raha teenida, las ta tuleb sellest, eks ole. Või ta tuleb nagu huvist, mis tehnoloogia see on, ta nagu vaatabki nagu, et lõpplahe nagu siin tehnoloogia on lahe. Lõpptulemusena jõuab samasse kohta välja, et ta nagu saab meeletu hariduslaksu, et ta läbib nagu doktoriprogrammi, ma ei tea, rahanduses, filosoofias, inimkäitumises, kõiges, eks ole, ja see nagu annab mulle seda lootust, eks ole, et see, et kuna maailma muudavad ideed, siis nagu see on niisugune idee nagu katalüsaator, eks ole. Et see on see, millena,
kui ma ennast vaatan, eks ole, et või kui paljud inimesed vaatavad Föderaalreservi pressikonverentsi, eks ole, et kunagi polnud nagu teadus, kes olemas on, eks ole. Nüüd mingid tüübid jälgivad seda, eks ole. YouTube'is tehakse eraldi ülekandeid veel sellest ja kommenteerib juurde. See ei ole ju halb, see on pigem mitte, nende Föderaalreserv nagu väga meeldiks, eks ole, aga nad saavad aru, kuidas see kõik nagu toimub, et see on võib-olla, eks ole, siis sest et läbi selle mingis mõttes annab mulle sellise lootuskiire, eks ole, et kui sul ideed on, kui sa muudad maailma läbi idee, siis on see nagu palju sõbralikum. Kui ma ütlesin, meil on 2 varianti maailma muuta, läbi idee või läbi relva ja kuningal pea maha võtta, eks ole. Kui see nagu idee nagu levib nagu tasakesti, eks ole, me nagu tasapisi, me teame, üsna kindlasti me teame, et see nagu lääne ühiskond jookseb mingisse murdepunkti, eks ole, kus midagi läheb katki. Ta läheb nagu täpselt keegi ei tea, kuidas, eks ole. Aga nagu see rahasüsteem ja pangasüsteem läheb kuidagi katki. Nüüd, kui meil selleks, mida kauem meil aega on selleni, põhimõtteliselt seda parem, paralleelselt tekib, eks ole, Bitcoini idee kõrvale, tekib praktika, tekivad süsteemid, eks ole, ja sealt me nagu, kui läheb hästi, me suudame nagu tasapisi nagu sinna nagu ümber kolida. See on positiivne stsenaarium. Negatiivne stsenaarium on see, et kellegi võetakse pea maha, eks ole, ja rahvas tuleb tänavatele ja hakatakse nagu, ja siis see läheb nagu revolutsiooniliselt, eks ole. Ma loodan, et kui Bitcoin ei oleks, siis nagu mina ei suudaks välja mõelda, mis see järgmine, ma olen selle hästi palju mõelnud, et mis on see, mis saaks nagu olla. Võib-olla see on mu piiratud mõtteviis, eks ole, et tegelikult see fiat rahasüsteem, mis meil täna on, see ei ole nagu halb, ta on ikkagi nagu üsna okei võrreldes klaaskuulide ja muude huvitavate eksperimentidega, isegi võrreldes kuld on nagu, ega kuld ei ole ka mingi ideaalne asi, eks ole, et see fiat süsteemid on teatud eelised, eks ole, aga nagu kõik süsteemid, nad korrumpeeruvad mingi hetk nagu ära, eks ole. Kõik kui õilis see on, ega see dollar liigub ta hästi nagu täitsa normaalne digitaalne raha, eks ole, ja on nagu üsna okei. See on nagu loonud, andnud meile tegelikult võimaluse jõuda siis nagu pärast esimest või teist maailmasõda tänasesse punkti ja väga edukalt, eks ole. Nüüd selle aeg saab midagi läbi, mitte ükski asi meil siin ei ole igavene, peale kulla ja Bitcoini on ju. Ja surmad ja maksused. Võib-olla maksudest saab lahti. Siis me nagu olemegi selles nagu midagi peab siia asemel tulema minu maailmas nagu teist, tehakse mingi teine dollar või tehakse, aga nagu siis et see annab mulle selle lootuse, eks ole, et see valguskiir nagu lootus on hea sõna, ma olen kusjuures enda jaoks ka defineerinud väga tihti seda selliselt, et nagu Bitcoin on see, praeguses maailmas ongi nagu Bitcoin see ainuke lootus, mis veel jäänud on, et nagu, et sa näed, et see on mingisugune väljapääs, et võib-olla tõesti seda muutust läbi viia natuke võib-olla rahumeelsemalt või kuidagi selliselt, et tõesti päid ei võetaks nii palju maha. Ja ma isegi nagu ei taha ennast nagu kuidagi, keegi seda kuuleb, et nagu Risto on selle süsteemi vastu, eks ole. Ma ei ole nagu, mõtlen, et see on väga hea süsteem, eks ole. Ja ma ei ole selle vastu, ma arvan, et nagu, et ma ei ole mingi nagu revolutsionäär, kes tahaks nagu, ma ei tea, pangandusrahasüsteemi nagu ära lõhkuda, eks ole, et ma lihtsalt tahan, et kui see juhtub, annaks jumal, et see nii pea ei juhtu, siis meil oleks nagu mingi alternatiiv, eks ole. Ja võtame seda, kui ma tulen kindlustusest, võtame seda kindlustuspoliisi. Et miks me ütleme isegi, et see fiat raha jääb meil nagu järgnevaks 300 aastaks, ei midagi ei lähe katki. Siis on nagu, läks hästi. Meil on nagu backup on olemas, eks ole, siin nagu mingid entusiastid siin teevad podcaste ja ehitavad äppe ja peavad 300 aastat ootama, kui nende aeg tuleb, võib-olla ei tule kunagi, eks ole, aga nagu miks selle alternatiivi vastu võidelda, eks ole, et sellest nagu ütleme võib-olla, mina ei võitle selle pangasüsteemi vastu, ma ei taha seda nagu põhja lasta, see ei ole üldsegi minu võimsus, ma loodan, et see ei lähe põhja, aga mille pärast need pangad ja keskpangad võitlevad siis Bitcoin, las ta olla, eks ole, et mis nagu segama nagu mingit nagu asja, eks ole, et siin mul nagu ütleks nagu et igaüks teeb, mis ta tahab, on ju. Tee paremini, kui sa... Tee paremini ja kõik on korras, eks ole. See on lihtsalt kellegi võim ikkagi lõpuks. Mis, nad ei taha oma võimalist käest anda need struktuurid, kes praegu võimul on. Ilmselt sinna see asi jõuabki lõpuks. See on nagu teine huvitav küsimus, et kas nad ei taha mina isegi nagu, ma olen nagu elus on etappe, kus ma lähen selle peale närvi, kui ma nagu hakkan, mitte nagu, ma lähen sisimas, hakkan nagu selle vastu võita, nagu ma tunnen, et minu sees tekib mingisugune nagu, et oledki nagu pahane.
nende peale, eks ole, et keskpankurid, poliitikud teevad mingeid lolli otsuseid ja sa ei ole nagu üldse nõus, mis tehakse, eks ole, ja isegi süüdistad võib-olla, et võimuahned inimesed, siis ma nagu jõuan kuidagi nagu sinna välja, et kas sa nagu oma koera või lapse peale lähed ka nagu vihaseks, kui ta valesti teeb, et see et see, nemad, kusjuures mind viis selleni, on üks väga muljetavaldav raamat, on The Man's Search for Meaning, ma mäleta, kes selle kirjutas, see on üks tüüp, kes elas Auschwitzi, mis see nimi on, laagri läbi selle koonduslaagri, eks ole. Ja tema ütles nagu väga huvitavalt, et tema oli siis nagu see juut, eks ole. Tões, et meie siin arvame praegu, et need vangivalvurid on pahad, ja vastupidi, vangivalvurid on pahad ja juudid on head. Et siit on see vaade niimoodi, eks ole. Kui sa seal sees oled, siis on heade ja halbade inimeste osakaal, nii vangivalvurite kui vangide sees on täpselt sama. Et sa oled inimesena sellesse süsteemi pandud mängima vangivalvurit, keskpanga juhti, Swedbanka juhti. Sa võid seda rolli kanda hästi või halvasti. Või sa oled pannud sinna Auschwitzi laagrisse mängima juuti. See on halvem roll. See on halvem koht, kus olla, eks ole, vist ma arvan. Aga seal sees ütlesid, et seal oli ka asshole'de täpselt sama palju kui vangivalvurite osas, eks ole. Et sa saad nagu aru, et see ei ole nagu tegelikult selle, ja siin on nagu sama asi, et kui nüüd keegi, kui me paneme selle kas või tänase keskpanga otsuste nagu, kas teavad, nemad nagu mängivad mängu nende reeglite alusel, mis neil on ette antud, eks ole. Nemad optimeerivad selle oma maailmas oma otsuseid ja siis ma vahest nagu mõtlen, et kui mina oleksin see nädalavahetus olnud see Jellen, on ju, kes peab tegema selle panga otsuse, eks ole, Silicon Valley panga. No ma ei tea, äkki oleks teinud samasuguse otsuse, eks ole, et sul on nagu variant, kas süsteem vastu taevast lasta või süsteem ära päästa. Ikka, et ma ei tahaks tema töökohta, aga kui ma oleks seal, eks ole. Et kas ma teeks teistsuguse otsuse? Ma nagu kahtlen selles, eks ole. Ma 100% võib-olla, eks ole, ma võiks nagu argumenteerida, et oleks võinud teistsuguse otsuse teha, Bitcoini nagu, ütleme, siit maailmavahest, kus me räägime, ma ütleks nagu lase vastu taevast, inimesed, kes on sinna riski võtnud, nagu kapitalism peaks selle probleemi ära lahendama. Aga tema üles on süsteemi nagu käigus hoida, eks ole. Ja ta ei ole selles mõttes, halb inimene, selles mõttes, ta peab nagu seda tegema, eks ole. Ta teeb seda, kas ta teeb seda võimu nimel, tal on oma kitsas mandaat, eks ole. Ja tema see positsioonil on kindlalt tööriistad, ja neid on nii vähe, mida ta ainult kasutada saab. Ja see nagu, see kõik on nagu, või võtame teise näite, võtame korra, mida ma nagu pikalt mõelnud, eks ole, mul ei olegi see head vastust, eks ole. Eesti riik ja Eesti riigi eelarve tasakaal. Ma ütleks, tegelikult peaks riigi eelarve tasakaal, see on loogiline, mõistlik. Aga kui kõik ümberringi varastavad, siis on sul ka optimaalne varastada. Kui sina oled aus ja teised varastavad, siis see on okei, see on nagu karma on puhas, eks ole. Aga riigi juhina sa ei pea nagu, sul on ülesanne oma riigi kodanike heaolu ja kui sul kõik ümber, siis varastades saad sa ju rikkamaks, siis ju varastad ka, eks ole. Ja vargu sa nimetaks nagu näiteks nagu riigieelarve miinusesse laskmist ja siis kui sa laenu kunagi tagasi, kui ma annaksin sulle täna laenu ja ütleks, et laenu tagasi maksma ei pea, siis sa ju võtaks selle, on ju. Siis on nagu eetika ja ütleks, ei, ma ei võta, et nagu, ma arvan, et sa ikkagi võtaks, eks ole. Ma arvan küll, et võtaks. Kes ei tahaks. Aga see, ütleme siis, Eesti riik on täna umbes samas olukorras, eks ole. Kõik nad on nagu, see on nagu see, ja nemad optimeerivad nagu selles, neil ei ole sellist võimalust, et ehitada sellist ideaalset ühiskonda, nagu meie siin Bitcoiniga nagu tahame ehitada, nagu me näeme, et saaks ehitada. Selleks peabki see nagu olemas olema süsteem, nagu ütleme siis, kuskil nagu kätki minema. Ja jällegi, hea on, kui ei lähe, aga kui läheb, siis rahulikult. Siis meil on see alternatiivne süsteem on olemas. Ütleme, et äkki siin saate nagu teha seda asja. Et see võib-olla on see siis mis see küsimus oligi? Sellele küsimusele vastus. Okei, see on väga hea vastus. Et jah, tundub küll, et süsteemi seest nii palju enam muuta ei saagi, et seal peab midagi päriselt katki minema enam, kui saab uut süsteemi hakata lauale tooma.
jah, ei ma arvan, et see on üsna selge, et seest ei, no ütleme, seest muuta ei saa, aga vist on siiski võimalik riigil nagu luua parem võimalus selle muutmiseks, eks ole. Et see võib-olla, et hea on see, kui nad sellele väga palju vastu ei tööta. Mitte, et see vastutöötamine nagu oleks võimalik, eks ole, aga noh, siiski, eks ole, kui sa nagu lased asjadel nagu rohkem minna, lased Bitcoinil võib-olla rohkem nagu siis kasvada oma riigi sees, noh, siis sa vähemalt tagad selle, et jällegi kindlustusjuurde tagasi, et kui su riigis midagi pekki läheb, siis sul on see, kui sa nagu näiteks Bitcoini oma riiki ei lase ja sul süsteem puruneb, siis sul ei ole back-up'i. Aga kui sul on, noh, ütleme, juba kolmandik inimesi teavad, tunnevad, on walletid juba installinud, eks ole, saavad sellest aru, see on sul nagu palju lihtsam, eks ole, minna üle siis, eks ole, uuele süsteemile. Huvitav, kui palju võib olla poliitikute hulgas, ka näiteks Eestis Bitcoinereid, aga nad ei julge sellest rääkida? Ma ilmselgelt seda ei tea. Poliitikud ei ole minu jaoks nagu nii tugev. Minu jaoks on kõige suurem küsimus. Riigiametnik. Jah, riigiametnik. Võtame pangandustegelased. Eesti panganduses on väga teravaid analüütikuid, keda ma kuulan ja olen 99% nõus. Üli nagu vaba turumajanduse pool, isegi vaatad, et noh, üks nendest tsiteeris Lynn Aldenit näiteks Facebookis hiljuti, aga täielik Bitcoini vastane, eks ole. Siis sa mõtled, siis ma ei olegi aru saanud, kas see on tal nagu positsioon, mis on selle, aga ma ei tea, eks ole, aga no ilmselgelt see on see Bitcoin, on see nagu kõik need nagu isegi noh siin vist Indrek Neivelt kirjutas selle kohta päris terava artikli või jagas Mihkel Mutti või midagi. Mis nagu täna toimub ühiskonnas on see, et meil ei ole nagu suurt tsensuuri, me ei saa öelda, et Eestis nagu massiliselt tsenseeritakse mingil määral on, aga pigem nagu ütleme, et ei näe seda. Me ei saa võrrelda seda nagu vaiki vajastuga, et nagu poliitiliselt oleks mingi tsensuur, aga see on nagu hästi tugev sotsiaalne tsensuur, eks ole. Et kui sa näed, et mingisugune asi ei ole täna populaarne, nagu Bitcoin ei ole populaarne, sa lähed nagu ikkagi, see hakkab, eks ole, sealt pihta, et noh, Euroopa Keskpangas on see nagu, selle vastu tuleb võidelda, pangad on selle vastu ja nüüd, kui sa oled selle süsteemi töötaja, siis sa tsenseerid ennast ise. Sa nagu, sul keegi pole öelnud seda, et sa ei tohi Bitcoini vastu sõna võtta. Aga sa tead, et kui sa seda teed, hakkad nagu, tuled siia podcasti rääkima, kui hea on Bitcoin, samal ajal töötades keskpangas näiteks, eks ole. No, ma olen tegelikult üsna kindel, et keskpangas on mõned töötajad, no üks ikka on, ma loodan, kes saab Bitcoinist usub sellesse. Kas sa kujutad ette, et sa saaks ta siia podcasti rääkima? Väga kahtlen. Ebatõenäoline, eks ole. Ja see ongi nagu see, me ise tsenseerime ennast läbi selle, et see kogu see ühiskond on 50-60% riigi palgal ja suured ettevõtted on, eks ole, riigist sõltuvad läbi regulatsiooni, sa tahad neile midagi müüa, sa ei saa minna oma sõnadega mainstream vaate vastu, sellepärast, et see endale sellega kas läbi nagu karjääri redelil tõusmise, äritehingute tegemise või ka lihtsalt Facebookis need ülejäänud 10 sõpra tapavad sind ära, eks ole, et miks sul seda vaja on, eks ole. See lihtsalt ütled, et ma ei räägi midagi. Et ma arvan, et see on see nagu, kuidas tegelikult see nagu enesetsensuur nagu tekib. Ja see on tegelikult ongi nagu, kuna inimesed ei ole vabad, nad on nagu selles nagu ahelates kinni, eks ole, siis sealt see, ja nagu tulemus, ta ei ole päris, tulemus on sama kui eks ole, kommunismis, eks ole, siis see ei ole päris õige, eks ole, ta on nagu sarnane, eks ole, et tulemus on sarnane, see nagu, et inimesed ei julge rääkida. Et see vist on niisugune sotsiaalne surve. Jah, just. Okei. Inflatsioonist. Siin on kirjas, miks see halb on, aga äkki küsiks niimoodi, et kas see võib ka hea olla? Inflatsioon, kas inflatsioon võib hea olla? Mina arvan pigem mitte. No, kuidas seda küsimust nagu tänases ühiskonnas on inflatsioon
selles mõttes hea, eks ole, et see süsteem läheks muidu katki. Et noh, et kui ma nagu jällegi vastan selle küsimusele, kui keskpanga juht või Eesti riigi poliitik, siis ma ütlen, et ilma inflatsioonita me läheme, süsteem ei tööta, et kusjuures see Lynn Noldeni tsitaat oligi midagi sellist, et me tänane ühiskond on siis nagu kahe vahel, kas põleda põrgus või külmuda surnuks, eks ole. Ja kui sa inflatsiooni ei tekita, sa külmud surnuks, eks ole. Ja inflatsioon, siis sa põled põrgusena. See on kaks varianti, eks ole. See nagu, aga muidu nagu inflatsiooni lahti mõtestada, et täna jällegi väga lahe, eks ole. Minu meelest ülipaljud inimesed saavad nüüd aru. Esiteks said bitcoinerid aru läbi bitcoini, miks inflatsioon halb on. Nüüd inimesed saavad aru, miks natuke tunnevad seda omal rahakotil. Aga kui jälle tehakse otsus, kas või see eilne Silicon Valley Banki päästmine, eks ole, siis nagu inimesed ei connecti seda ära, eks ole. Et nüüd kui mis on inflatsioon? Inflatsiooni võiks igal pool asendada maksuga, on ju. Ütleme, et mis on, et maksusta neid ütleme, et inflatsioon on 20%. Mis siis juhtub? Maksustatakse kõiki, kellel on pangas deposiit. Nii, kui nüüd poliitik tuleks rahva ette, nii, hea mõte, et võtaks kõikidel deposiidilt 20% raha ära, lisaks vähendaks kõikide palkasi 20% ja jagaks selle raha, annaks selle raha Silicon Valley pangale. Annaks nendele riskikapitali fondidele, nendele startup ettevõtetele, et Silver, et teeme selle, oled nõus või? Et tuled hääletama, hääletad minu poolt või? Vabalt. Teeme ära muidugi, see on lõpp hea mõte. Aga kui sa teed seda läbi inflatsiooni, siis keegi ei saanud aru, et just tehti selline tehing, on ju. Ja see teeb selle inflatsiooni, eks ole, mingis mõttes isegi nagu kuritegelikuks, et see nagu on salakaval, pahatahtlik ja keegi, isegi nagu täna, et me kõik jällegi karjusid, et see pank tuleb ära päästa, eks ole. Kõik karjusid, et COVID-i ajal tuleb raha tükkida. Nüüd, kui arve kohe tuleb, siis kõik on unustatud, eks ole. Et ja muidugi inflatsioonil on, tegelikult oleme ju nagu loomulikult me peaks olema deflatsioon, on ju. Sest absoluutselt kõik ju nagu, kui me vaatame kõike, mida me tarbime, läheb ju odavamaks, nagu mobiiltelefonid lähevad odavamaks, televiisorid, Netflix, YouTube, makaron. Kõik on aina lihtsam toote. Kõik on efektiivsus peaks tagama, et hinnad kogu aeg nagu langeks, eks ole. Et see ka loomulik deflatsioon on nagu tähendab majanduse loomulik osa. Nüüd inflatsiooniga, et siis sellepärast, kui sa pead kogu raha juurde trükkima, et sul inflatsioon tekiks. Aga inflatsiooni puhul on see nagu, sul on üks suur probleem on see, et tegelikult tekib nagu meeletu ebaausus, eks ole. Et inimesed, kui ühiskonnas tekib inflatsioon, siis kaob nagu usaldus ära ühiskonnas, eks ole. Et kui sul juba sa ei saa seda aru, kui on 2, 3, 4, 5% inflatsioon, siis see nagu mõju on nii väike, et sa nagu tasapisi teed seda. Aga kui sul läheb see juba sinna 20, 70 juurde, siis tekib see, kus sul tegelikult hakkab ühiskonnas juba, ütleme siis, lepingud enam ei kehti. Vargused tekivad, eks ole, et inimesed võitlevad juba ellujäämisi, niimoodi kui me teeme suga mingi diili, on ju, siis on nagu, me ei saa enam üksteist usaldada, see on nagu ühiskonnas kaob ära, kui sa vaatad kõik milliseid hüperinflatsiooni läinud riike, siis mitte ainult rahasüsteem ei lähe katki, vaid ka nagu ühiskond kukub, eks ole, koostöö, on ju. Ja ega see nüüd ei ole nii, et nagu kui see on üle 35, et see on mingi switch, ja see on ikkagi see nagu läheb tasapisi, eks ole. Et jah, kas inflatsioon on hea, no jah, ma siis jällegi, see arusaam, et inflatsioon on halb, on ka nagu ma ei ole nagu kogu aeg niimoodi arvanud, eks ma ikkagi nagu ülikoolis ja tükk aega peal ülikooli, see oli mulle jumala loogiline see, et majanduskasvu jaoks on see nagu elementaarne. Siiamaani, kõik majandusteadlased ju usuvad, kõik suur osa, eks ole, et see nagu on, muidu majandus ei kasvaks, eks ole, et inimesed lõpetavad siis tarbimise ära, on ju, kui nad langeksid. Aga siis teistpidi, siis ma olen hästi palju mõelnud selle peale, et meil on siin suur nagu rohepööre käib suur hooga, eks ole, et kui meil tegelikult oleks deflatsioon, kui sa mõtled selle peale, kui meil oleks deflatsioon, me lahendaks kogu selle nagu rohepöörde probleemi hoobilt ära, eks ole. Mõtle, kus inimesed nagu mõttemaailm muutuks, kogu aeg hinnad langevad. See ju nagu ei osta enam nii palju jampsi kokku, on ju, et praegu kõik, kellega sa räägid, et ikkagi nagu parem see nagu
korter ära osta, parem see auto ära osta, kogu see mõttemaailm on nagu niimoodi, nii sügavalt sees, eks ole. Ja siis inimesed kogu aeg tarbivad, kui kogu aeg hinnad langeks, see nagu käituks hoopis inimestel tekiks hoopis säästud teistmoodi. järsku. Inimesed, see on see time preference'i, aga jah, see mõttes see nagu lahendaks just nagu lisaks sellele, et ühiskond muutuks tervemaks, võiks me kõik muud mitte toimivad rohepöörde projektid lahendada ära sellega, kus muudada inimeste tarbimiskäitumist läbi siis deflatsioonilise keskkonna. Ja nii et üldiselt jah, ma ei näe inflatsioonis üleüldiselt liiga palju halba, liiga palju head. Jah, me vist nõustume. Arvan küll. Pigem nõustume. Nii, siin on järgmine küsimus. Ehk sinu arvates on Bitcoini puhul tegemist ideaalse rahaga. Kas see on nii ja miks? Jah. Võib-olla, et mõtlesin... Bitcoinil ei ole ju inflatsiooni. Ja okei, hakkame nagu siis sellest pihta, et mis on ideaalne raha, on ju, et mis on raha, ideaalse raha, ABC käime läbi, eks ole, et raha peab olema liikuv üle aja, eks ole, sa pead nagu siis... Ajas ruumis. Peaks nagu ajas ja ruumis peaks liikuma, see on üks põhimõte, on ju. Teine põhimõte on see, et ta peaks olema nagu siis divisiba, saab jagada väikesteks. Kombineeritav. Ja mis seal siis veel oli, et siis peaks olema lihtne kontrollida, eks ole. Et kui sa raha omaniku poolt. Et kui sa mulle raha annad, ja selles sa mõttes. peaks saama kontrollida, kas see on ehtne raha, eks ole. Et kui nüüd selles nagu kuidagi, selles maailmas nagu mõelda, eks ole, et üldiselt rahana, võtame kulda, eks ole. Kuld töötab, mingid parameetrid katab päris hästi ära, eks ole. Ajas säilitab päris hästi, nagu ruumis väga ei liigu, eks ole, pead kulda liigutama Euroopast Ameerikasse, siis 10 korda liigutad on kulla väärtus läinud, võib-olla 100 korda. See on ülikallis liigutada, kulda nagu tükeldada päris keeruline, eks ole, kulda siis nagu kontrollida. Annad mulle tüki kulda, kus mina tean, ainuke variant on üles sulatada, eks ole. Siis, ütleme see fiat raha ei ole paha, eks ole. Selles mõttes, eks ole, mõtlen, üle aja, üle ruumi on probleem, eks ole. Üle ruumi liigub hästi, okei, mitte nii hästi kui Lighting Network, aga okei, eks ole, et ta siiski liigub päris hästi nagu riikide vahel ja riigi sees. Siin Euroopas paned laksti 1 sekundiga su rahakontol, eks ole. Liigub väga hästi. Võib-olla siit Keeniasse on natuke keeruline seda raha saada. Aga palju, see on mingi äärmusliku inimeste probleem, kes tahavad siit Keeniasse raha saata, eks ole, et kui me seda probleemi ära ei lahenda, ühiskond toimib päris okeilt edasi. Et ta ja selles mõttes ja fiat raha on ka väga hästi nagu tükeldatav, eks ole, et see on erinevad rahatähed ja nagu üldiselt toimib nagu ja eriti digitaalselt, ideaalselt tükeldatav, eks ole. Fiat rahal on lihtsalt nagu ongi põhimõtteliselt nagu ainult üks suur probleem, eks ole, ta on üle aja ta nagu lihtsalt laguneb, eks ole, et ja kõige parem fiat raha on meil USA dollar, mis on 10 aastaga on tast jäänud järgi 10%, ei, 1%, ei, 10%. 100 aastaga on umbes 1%. 100 aastaga on mingi 1% jäänud järgi. Jah, just dollarist on jäänud 100 aastaga järgi 1%. Oota, ma panin selle kirja, kas ma nüüd mingit sogasin ja kas oli... Midagi sellist on, jah? Midagi sellist, ma vaatan, kas ma kuskil, ma praegu ei leia seda siit toobilt alates föderaalreservi asutamisest, mis oli vist 1913. Jah. $1 täna on 10 senti 10 aasta pärast. Umbes nii, jah. Ja 10 aastaga on $1 saanud 10 senti. See on kõige parem. See on parim raha praegu, mis meil võtta. See on parim. Keskmine raha on 9 sendiks muutunud. Kui võtta nagu fiat rahade keskmine, siis see on 10 aastaga $1 sai 1 sent üle kõikide fiat rahad, eks ole. Et see ei ole nagu väga hea. Jah, kui sa vaatad veel, ongi Venezuelad ja teised riigid, kelle fiat raha põhimõtteliselt aastas on inflatsioon juba seal peaaegu 100%, et siis Viimased 50 aastat, mingi alates 1960 on kogu maailma keskmine rahavääru suurenemine olnud 14%. Kogu maailma keskmine. Ja nüüd kas see on probleem või mitte, eks ole, ütleme, kui nüüd ideaalsest rahast rääkisime, fiat raha katab nagu suure osa nagu neid päris mitmele tingimused vastab. Ta on nagu halb. Tulen selle tagasi, et pärast nagu siiski ta on võrreldes kõikide teiste rahadega üks parimaid leiutusi. Nii et selle eest anname neile nagu Nobeli preemia ja ägeda raha leiutasite, on ju. Aga see on nagu
see probleem, eks ole, et raha, kas see raha tugevus on meil oluline või mitte, noh siin nagu, ma ütleks nagu minu jaoks on, ma näen, et see, aga võib-olla nagu on okei, eks ole, see raha sul põleb käes kogu aeg, kas ostad nagu kinnisvara ja ostad aktsiaid ja kõik muutuvad investoriteks, noh, see on nagu kõikide muude maailma probleemide kõrval, see on nagu mingisugune maailma kõige suurem probleem, eks ole. Aga nagu ideaalne raha lahendab selle raha säilimise ajas ka ära, eks ole, ja nüüd see lahendab ära ainult siis, kui raha tootmine on keeruline, kallis või võimatu, eks ole. Ja nagu fiat raha tootmine, tegelikult on võimalik fiat raha teha ju täitsa nagu tootmiskindlaks, eks ole, sõltub ainult 12 inimese otsusest, kes saavad selle kokku ja otsustavad, eks ole. Nad võiksid otsustada, kui nad oleks nagu valgustatud juhid, nad võiksid, oleks fiat raha nagu Bitcoiniga ideaalne raha, aga me teame, et kui kuskil on võimalik korruptsiooni koht, eks ole, siis lõpuks see risk realiseerub, on ju. Ja päris pikalt suudeti seda nagu riski mitte suures massis nagu realiseerida. Sellega on see asi ka, et see võiks olla läbipaistev, eks, aga Föderaalreservi vist ei ole kordagi auditeeritud minu arust alates selle loomisest. Seal on see Fort Knox, kus väidetavalt on... Seal on kuld, aga ma mõtlen, et nagu keegi reaalselt ei pääse tegelikult Föderaalreservi nendele igasugustele paberitele ligi, kus on nagu kirjas need täpselt summad, mis kuhu liikunud on ja mis toimunud on, et nagu seda tegelikult päriselt ei näe keegi. Ilmselt, aga no jällegi, vahet ei ole, isegi kui ta oleks läbipaistev, siis me lihtsalt näeksime läbi, et noh, et otsused, ega tegelikult on ju läbipaistev, selles mõttes ta on läbipaistev, et me teame täpselt, palju dollarid on. Nad teevad otsused, trükime juurde dollareid, see on ju nagu kohe näha, nii et selles mõttes tulemus on hästi läbipaistev. Kuidas otsust langetatakse? Ei ole läbipaistev. Aga noh, see on nagu black box, eks ole, aga põhimõtteliselt jällegi fiat raha on tore ja nüüd nagu ongi Bitcoin lahendab selle probleemi ära, eks ole, et ja noh, seda muud moodi mina nagu ei, kuld on olnud nagu, kuld on ka raske inimestele selgitada, miks kuld on vastu pidanud, ongi sellepärast, et tema nagu tootmine on kulukas, eks ole. Aga ükski teine raha, ükski teine asi, mis rahana nagu toimib, eks ole, nad ei ole sellele testile vastu pidanud. Kui sul on võimalik kellelgi, millelgi on võimalik raha juurde toota, siis lõpuks see risk realiseerub, eks ole. Nagu see ei ole, see peab olema ikkagi mingisugune jumal taevas, kes ütleb, et see ei saa mitte kedagi usaldada, eks. Nagu hõbeda puhul oli ka ju, ma ei tea, kas 19. sajandil oli see või oli see 20. sajandi lõpupoole oli see, kui kas mingid pankurid otsustasid ka või keegid suure ärimehed otsustasid, et võiks äkki selle uuesti monetiseerida nii-öelda, et hakkasid seda kokku ostma ja see oli 80-ndatel, see Hunt Brothers vist või? Oli Hunt, jah. Jah, et hõbeda hind läks üles, aga sellega siis hakkasid ju tootjad kohe seda meeletus kogusest tootma ja teistpidi see samamoodi tuli. Lõpuks nad hävisid ikkagi. Jah, et kuna ongi seda on liiga lihtne toota, siis kui inimesed saavad seda raha lihtsalt toota, siis nad toodavad seda juurde alati. Ja siin, eks ole, võib-olla hästi palju on räägitud ka Bitcoini mullist, eks ole, ja igasuguseid võrreldakse tulpide ja võib-olla hõbeda ja muude asjadega, eks ole, et millel ei ole mingit väärtust, eks ole, et siin nagu, et kõik, mis on nagu mulli läinud, need ongi varad, mille tootmine on sul võimalik, eks ole. Kui sul supply side on võimalik ära lahendada, siis kui see mingi hetk, eks ole, on see hõbeda näide või on see Hollandi tulpide näide, kui mingid inimesed hakkavad maniakaalselt tulpe kokku ostma, kui tulpide supply oleks fikseeritud, siis see mull nagu läheks palju lihtne, siis enam ei osteta, aga teistpidi sul tekib nagu supply tekib, sul tekib kaks asja. Inimeste usaldus kukub, enam neid tulpe pole nii palju vaja, aga samal ajal anti turusignaal, et kasvata tulpe. Mingid tüübid hakkasid nagu hullult tulpe kasvatama, eks ole, sul just nagu kaks asja, eks ole, et nõudlus läks alla, aga vahepeal 100 korda suurendati pakkumist ka, on ju, loomulikult läheb nagu mull lõhki. Ja see hõbeda näide on nagu täpselt sama, eks ole, et sa tõstad nagu hinna üles, sa annad turule signaali, et tooda raha. Ja kullaga on tegelikult sama asi, aga kulla lihtsalt nagu tootmine on nagu suurusjärgu võrra keerulisem. Ma arvan, kui kulla hind tõuseb $10,000–20,000 dollari peale, ilmselt nagu leitakse veel palju toredaid viise, kuidas seda toota saab sellise hinnaga, eks ole, aga $1900 veel neid auke pole avastatud, eks ole. See hind tõuseb kõrgemale, siis puurid sügavamale. Jah, põhimõtteliselt küll, eks ole, ja nii ongi, et siin, eks ole, tulebki see, et ühtegi teist vara maailmas, mina ei ole suutnud, kas te suudate välja mõelda, kas on mingi vara maailmas olemas, mille nagu supply on nagu piiratud? Maapindala, jah. Aga see õnneks nagu ei ole väga suurt. Aga seda saab ka leieritest minna üles allapoole, et siis... Likviidset vara ei ole. Moona lihtsalt see juurde teha, aga sa ei saa kasutada seda kuidagi nagu varana või rahana.
okei, Mona Lisat sa saad Mona Lisas juurde teha, päris samasugused, eks Need koopiad lihtsalt ja isegi müüakse Nojah, Mona Lisa koopia isegi ka päris kõva raha eest osas. saab teha siis Mona Lisat ka. Aga noh, sellega seda sa ei saa jagada, seda Jah. sellega sa ei saa maksta ikkagi. No Bitcoin on ikka ainuke, mis on nagu piiratud, ongi aeg ja Bitcoin ja kõik muud saad ikkagi juurde luua. jaa, kusjuures selle aja juurde tagasi tulles, ma ei tea, kas te olete näinud filmi In Time on vist selle nimi või? Täitsa See on hull väga film on jah. hea. Et kui sa seda filmi vaatad, siis sa saad aru inflatsioonist nagu siis, seal on asendatud nagu raha ajaga, ehk siis inimestel on käe peal on nagu aeg, ehk sa sünnid, ma ei tea, ütleme, sul on mingisugune 1000 tundi elada, eks ole, ja sul kogu aeg läheb aeg väiksemaks, eks ole. Seda, et lähed tööle, saad näita aega juurde. Teed midagi, lähed, ostad bussipileti, aega läheb natuke vähemaks, eks ole. Ja see kõik on nagu loogiline, aga siis seal on mingid tsoonid, eks ole. Et mingis tsoonis et kogu aeg sul lähevad nagu, asjad lähevad kallimaks, eks nagu mitte rahas, vaid leivapäts ajas. Muidu on näiteks 1 päev, eks ole, äkki on 1 päev, 1,5 päeva maksab see leivapäts, eks ole. Ja siis nagu ongi, eks ole, sul kogu aeg on see surve, et sa pead nagu rohkem nagu, sellepärast, et see VIP-tsoonis inimesed saaksid elada, peavad nad seal slummis surema, eks ole. Ja siis on nagu ongi nagu aeg on, aja ja raha, see seost tuuakse seal nagu väga hästi välja, eks see on mingi väga koht, kus mingi ema jookseb lapse juurde ja siis ostab bussipilet ja siis napilt jõuab kohale. No, et nagu hästi selline, siis saad nagu aru, eks ole, et aeg on raha, on ju. In Time on selle filmi nimi. See on päris huvitav film. See on lahe. Aeg on piiratud ja selle nagu inflatsiooni võtame inimestel nagu aega vähemaks, eks ole, laseme neil siis nagu rohkem tööd teha selle nimel, eks ole, et see leivapäts kätte saada. Et selles suhtes ja inflatsioon otseselt röövib tegelikult inimeste aega, kui sa mõtled, et sa käid tööl, teenid raha, säästad võib-olla, et sa saaksid varem pensionile minna või mida iganes, puhkusele minna, aga siis selle ajaga on kõik asjad kallimaks läinud ja siis sul see puhkus jääb poole lühemaks tänu sellele, et siis võetaksegi see aeg ära, et sa pead selle arvelt jällegi tööl käima, oma aja ära ohverdama sinna selle asemel. See on legaliseeritud vargus. Põhimõtteliselt. Jah, vargus on nagu tugev sõna, aga ta on, siis me jõuame sinna välja, et nagu kogu maksustamine on tegelikult, eks ole, vargus on ju, et ütleme siis Austria majanduskoolkonna järgi on ka, eks ole, et seal öeldakse väga selgelt välja, et taxation on theft on ju, et ja nii ta nagu, ma ei tea, kas ma olen põhimõtteliselt, ma olen ideoloogiliselt sellega nõus, aga praktiliselt ma ei ole nagu 100% ennast veel nagu, ütleme siis anarchistiks, ma arvan, et anarhia on väga lahe ideoloogia, ma ei ole kindel, et ta praktikas on nagu teostatav, eks ole. Aga kui mõelda selle maksustamise peale, eks ole, et kui mina, Silver, sinult relva ähvastusel võtaksin 100 eurot ära, eks ole, siis sa ütleks, et see on nagu, see on vargus, on ju. Aga kui ma ütlen meie poliitikule, Kaja Kallasele ütleb, võta Silverit 100 eurot ära, anna see mulle relva, siis on see nagu okei. Et ja siis on nagu, et siis me ei ole nagu selles nagu niivõrd ekstreemne, eks ole, kui selle peale mõtled, eks ole, siis põhimõtteliselt, ja inflatsioon on siis nagu lihtsalt üks maksu alaliik, mis on nagu väga, sa ei saa sellest aru, eks ole, see raha ära võetakse. Maksu puhul sa saad vähemalt aru. Sul võetakse raha ära, sul on võimalik nagu seda endale, nagu lähed tänava ja ütled, ma ei maksa, eks ole. Inflatsiooni puhul on seda varianti pole. Leiba on vaja ja poes see hind on. Kui hind tõuseb, siis nagu siis see lihtsalt tõuseb. Sa ei saa öelda, et ma ei lase tal tõusta. Okei, kui nüüd hinna juurde jõudsime ja selle, et kui Bitcoin on raha, et kuidas seda volatiilsusega toime tulla selle hinnakõikumisega, praegu võrreldes siis näiteks dollari, euroga, mis iganes, et hetkel ta on ju ikkagi, mõõdetakse tema hinda selles valuutas, mida me fiat rahas siis, mida me kasutame. Jah, sellega oli mingi väga huvitav moment, mingit vahest oma abikaasale selgitan ka mingid asju, me rääkisin talle Bitcoinist, eks ole, ma üritasin talle selgitada, kus see Bitcoini väärtus tuleb. Siis ta küsis, et sa oled nagu midagi sellist ostnud, nagu meil polegi siis mingit väärtust. Sa oled ikka kindel, et see nüüd, kuningas on siis alastinud või, et põhimõtteliselt ma jäingi täitsa hätta ja ma ei suutnudki seda argumentatsiooni siis võita. Aga üldiselt ta usaldab mind käskid mul Bitcoini maha müüa. Ja siis ma ikkagi pikalt mõtlesin selle peale, kuidas on võimalik siis nagu see See on ju see sama teema, et väärtus on subjektiivne.
ja et siis ma nagu ütlesin, ja siis on jällegi vahest arvama Facebookis, hakkan vaidlema, eriti üritan sellest vältida, eks ole, siis sa näed nagu, mis võtame kui selle raha väärtus, eks ole, et inimesed otsivad nagu raha väärtust, võrdlevad seda aktsiaga, võlakirjaga, kinnisvaraga, et kus seal see väärtus on, eks ole, et aktsiast saan aru, dividendid, võlakirjast saan aru, intressid, kinnisvarast saan aru, siin on kivi ja siin on renditulu, ja siis Bitcoin ei ole mitte midagi, eks ole. Kullast saan ka aru, sellest ma saan ju ehteid teha, eks ole. Ja see on nagu, et sa pead nagu sellest mõttemaailmast ennast nagu välja murdma. Rahal ei tohikski olla mingit väärtust. Kui rahal on mingi väärtus, selline väärtus, nagu ma just kirjeldasin, siis järelikult on võimalik ka seda ju toota. Et nagu raha on meil tegelikult, eks ole, kõikide tehingutes on ta teiseks osapooleks, eks ole. See on nagu alati nagu müüd kinnisvara, ostad raha või ostad kinnisvara, müüd raha. Ja kui sul nagu rahal on kõik asjad, mis on rahana toiminud, kulla näite. Kulla on võimalik ehetena kasutada, eks ole, tore. Aga kui sa kullast teed raha, siis ta tekib ikka mingisugune 70-80% monetary premium. See väärtus, mis tal on, see ei anna talle nagu raha mõttes mitte midagi juurde. Või ajalooliselt on kasutatud nagu neid klaaskuule, eks ole, või mingisuguseid, igasugused asju on rahana raikivid. Et see, et sellele klaaskuulil on see klaasi väärtus, see ei ole mingi benefit nagu raha mõttes, eks ole. Sest raha väärtus ongi ainult nagu usaldus, eks ole. Et sul ei ole nagu, et kui sul nagu füüsiline mateeria kaasas käib, on ju, või ta on, ja siis nagu, et see kommentaar, eks ole, et väärtus on subjektiivne, see on ka õige, selles mõttes, kui sa nagu mõtled, ma ei tea isegi, kui sa hakkad mõtlema, kas üldse mingil asjal on nagu, inglise keel on sõna nagu majandusteadus intrinsic value, eks ole, sisemine väärtus. Tegelikult ei ole. See on rohkem nagu moesõna vist. Aga siiski nagu et tegelikult kõik asjad on väärt täpselt nii palju, kui keegi on nõus selle eest maksma. Üks lähiajaloost huvitav asi võib, võtame näiteks nagu PCR-testi. Kunagi, olid nad väga väärtuslikud. Need oli raske kätte saada ja nad maksid palju. Läks nagu mingi mõni kuu mööda, laps tuli koolist koju, 2 seljakotti tegi. Et hakkame need ära viskama nüüd või, eks ole. Et see on nagu ekstreemne näide, eks ole. Aga võtame kinnisvara, eks ole. Kinnisvara Californias, eks ole. Et kinnisvara, see nagu mingi hetk sul nagu inimesed hakkavad kuskilt nagu ära minema. Ja see kinnisvara väärtus on nagu subjektiivs, et see seal on, eks ole, sõltub ikkagi sellest, kas inimesed seal elada tahavad, eks ole. Et nagu see intrinsic value või asja nagu sisemine väärtus, nagu seda tegelikult ei ole üldse nagu olemas on. Ja nüüd jõuame siis sinna juurde, et mis tegelikult rahale annab väärtuse. Rahale annab väärtus ainult see, kas ma usaldan, kas ma saan seda lihtsasti vahetada nagu mingi teise asja vastu, eks ole. Ja see usaldus tuleb nagu siis nagu ainult ühest kohast, kui sa nagu lõpuni välja mõtled sellest, kui keeruline seda toota on, eks ole. Ja kui sul on selle tootmine piiratud ja ta on rahale ideaalsete tingimustega ja seda juurde toota ei saa ja kõik seda kasutavad ja raha on natuke nagu winner takes all kaup, eks ole, et ei ole nii, et loomulikult ideaalse olukord võib-olla mitu raha, mis konkureerivad, eks ole, aga see nagu ei ole normaalne olukord, eks, et optimaalne on kasutada nagu maailmas ühte internetti ja ühte raha, eks ole, et nagu 7 interneti korraga, nagu, mis omavahel ei suhtle, pole kõige parem olukord, eks ole. Ja nagu rahal on see nagu, see energia tekib nagu ühte kohta, Bitcoin on see nagu, ta on juba päris suureks tekkinud, eks ole, ja see usalduse probleem on läbi selle lahendatud, eks ole, ei saa seda nagu toota, eks ole, ja see on nagu nii tugevalt seal sees ja nagu põhimõtteliselt nagu see annabki talle selle ütleme siis selle väärtuse, on ju. Ja nüüd see, et ta volatiilne on, see on nagu lihtsalt nii on. See on asja, ütleme siis, ta on uus, ta on nii väikse market cap'iga, eks ole, ja mingis mõttes sa ei saa nagu, sa pead valima, kas sa fikseerid supply või fikseerid hinna. Ja siin Satoshi tegi valiku fikseerida supply. Majanduse nagu one-on-one on see, et sa mõlemat fikseerida ei saa. See ei ole, kui sa mõlemat fikseerid, siis sul tekib kas defitsiit või ülejääk, eks ole. Et, ja seega nagu, kui sa supply ära fikseerid, siis on loogiline, et lisaks nagu see on uus tehnoloogia, eks ole. Inimesed reageerivad üle,
mingid treiderid treidivad, eks ole, noh, see on isegi see, kuidas uus idee, uus tehnoloogia, on see internet, on see AI, on see Bitcoin kasutusele võetakse, kogu aeg reageeritakse üle, eks ole. Sa ei saagi seda, see ongi nagu turumajanduse probleem ja tegelikult on see, et noh, kui sa mõtled, nagu lähed nagu füüsika tasemel, eks ole, võta raudkang, on ju. Kui lähed raudkangist sinna nagu aatomi tasemele välja, seal on mingi meeletu kaos. Nagu mingi möll käib, on ju. Ja siis mingi, et see on nagu raudkang. See on nagu mind blowing. See kaos, mida suurem on kaos mikrotasandil, seda stabiilsem on makrosüsteem. Ja noh, see võib ka sotsialismi tuua, sotsialism on makrotasandil ülistabiilne, nagu noh, joonlaud hind on kogu aeg 20 senti, noh, sa võid sellega arvestada. Joonlaud maksab 20 senti, siin poliitbüroo kinnitas joonlaua hinna järgnevaks 6 kuuks, eks ole, tuleb tuttav ette, eks ole, keskpangaga, ja see on nagu stabiilne, aga sellega sa tekitad meeletu süsteemse riski, eks ole. Ja nüüd noh, Bitcoin ongi nagu, ta on loomult kaootiline, ebastabiilne ja siis ta nagu lõpuks, kui suureks kasvab, sealt tekib nagu hästi, sealt tekib see raudkang, eks ole, et sa ei saa seda lõhkuda, et see on, et me... Segan korra vahele, see kuskilt hiljuti just kuulsin, keegi bitcoineritest hästi ütles selle kohta, et tegelikult ei ole Bitcoin volatiilne, vaid inimesed on volatiilsed. Et inimesed tekitavad need hinnakõikumised ja need oma emotsioonide ja kõigega, sest Bitcoin ei ole mitte midagi volatiilset, kõik on kindel, seal on supply kindel, seal on see emissioonigraafik, kõik on täiesti kindel paigas, on ju, et lihtsalt need inimesed, kui nad näevad, et see hind hakkab tõusma, siis nad kõik kuhjuvad sinna, tahavad seda saada, siis see hind läheb mulli, siis üks hetk enam keegi juurde ei osta, siis müüakse suures hirmus maha ja siis selle karjaefekt nagu käib kogu aeg. See natuke seotud sellega ka, et noh, ega see stabiilsus on ju suhteline. Et kuna meie aju mõõdab stabiilsust eurodes või dollarites, kui sa korra selle graafiku nagu teistpidi pöörad, eks ole, kui sa paneksid nagu oma mõttes hoopiski õli hinna sirgjoonele ja dollari sinna ümber, siis sa vaatad, õli hind on nagu jumala stabiilne. Dollar paneb selle ümberringi, eks ole, kuna meie nagu, meie unit of account on dollar ja euro, meie aju on programmeeritud, see on stabiilsus. Kui sa mõõdad stabiilsust läbi selle sama ühiku, siis definitsiooni järgselt on ta alati stabiilne. No see ei olegi nagu, dollar on alati $1, eks. Okei, võtamegi selle, kuule miimiga lahti on, et üks Bitcoin on üks Bitcoin, eks. See on nagu, noh, küll selle üle ikkagi armastatakse mõnitada meid. Mingid lollid on ju, et nad ostsidele Bitcoini 60 000-ga, müüsid 30 000-ga maha ja siis teevad nalja, et üks Bitcoin on üks Bitcoin on ju, aga siis, kui sa nagu, aga vahe on, et see mingi loll miim on tegelikult hästi sügavamõtteline, eks, et tegelikult sul see vahe ongi selles, et üks Bitcoin täna on ühe Bitcoiniga 100 aasta pärast väärt, eks ole. Aga $1 täna oli palju, me siin just arutasime 10 sendiga, eks ole. Et sinna miimi ei ole seda nagu small printi alla pandud, eks ole, et ta nagu, ta annab selle sõnumi, eks ole, samamoodi edasi, eks ole, aga noh, dollar ei olegi nagu, $1 täna ei võrdu $1 homme, sest see, võib-olla investorid saavad hästi aktsia mõttest aru, eks ole. Sa ei saa, et üks aktsia on üks aktsia. Kui ettevõte emiteerib aktsiaid juurde, siis see ei ole enam sama aktsia. Siis see aktsia võib-olla ei ole 1%, vaid äkki on 0,7%, eks ole. Bitcoini puhul seda probleemi ei ole. Üks Bitcoin on üks Bitcoin, aga üks aktsia ei ole üks aktsia. Ja kui sa nagu Bitcoineritule nalja teed, siis sa ei ole seda enda jaoks, eks ole, läbi mõelnud, eks ole. Võid küll mõelda, et see loll Silver ei ole seda nagu seda matemaatikas läbi lärinud, aga noh, tegelikult sa ise, eks ole, ei mõelnud. Nii on, et see üks Bitcoin on alati üks Bitcoin 21 miljonist. Ja see, kusjuures selle väärtusega mul ennem käis ka mõte läbi, et nagu hästi palju sinu jutus oli usaldus, et võib-olla väärtus võrdubki selles mõttes usaldus, et sa saad olla kindel, et see asi töötab selle kindla reegli järgi, et neid ei saa rohkem olla kunagi, et see ongi see, sul tekib see usaldus ja see usaldus annab sellele väärtus, et sa võid seda hoida. Just seda ma vist ütlesingi, tahtsingi öelda, et raha väärtus võrdubki usaldus. Raha väärtus ei saa olla tema nagu sisemine väärtus, nagu kartulil on väärtus, ma see ära süüa. Sa ei saa nagu seda lauset raha suhtes konstrueerida, on ju. Et seega ta ikkagi ongi usaldus ja nüüd kui sa nüüd sealt edasi oma mõttes lähed ja saad päriselt aru, kust Bitcoini usaldus tuleb, noh, siis sa oled selle nagu enda jaoks nagu võib-olla noh, juba okeilt aru saanud, eks ole. Ja kui sa sellest aru ei saa, kust tuleb Bitcoini usaldus,
noh, siis pole mõtet väga veel sel teemal diskuteerida, eks ole. Jaa. Et jah, sa võid sellest ka aru saada, et raha väärtus võrdub raha usaldus, eks ole. Et kui teistpidi mõeldes, kui sa saad aru sellest, et kui raha kaotab usalduse, siis me läheme hüperinflatsiooni. Enamus inimesed on selle lausega nõus, nad saavad sellest aru. Kui me kaotame näiteks euro vastu hetkel usalduse mingil imelikul põhjusel ja kõik läheme nagu vahetama oma raha dollari vastu, siis läheb euro, eks ole, downfalli, tekib väga suur inflatsioon ja euro väärtus kukub nulli. Nüüd see lause töötab ka teistpidi. Kui rahal on usaldus, siis tal on väärtus. Ja sellest me rääkisime, kust raha usaldus tuleb. Sellest, kas sa saad seda juurde toota. Siin ongi see, et paljudel on ikkagi see kuld veel mõttes, et kullal on ju ikkagi väärtus seal tehnoloogias, seal on ju ehetes ja kõiges selles, et tal on nagu teda saab mujal ka kasutada kui rahana, aga nagu point on selles, et raha võiks olla raha ja raha ei peaks saama kasutada, või rahal ei peaks olema veel mingit lisaomadust, et seda saaks kasutada ehete tegemiseks või midagi. See on, raha on majanduses mõõtühik, mina näen seda, et nagu kilogramm ja meeter on füüsikas mõõtühikud. See on raha majanduses mõõtühik. Ja mõtle, kui sul kogu aeg meetrit mõõdetaks. Pead seda nagu maja ehitama, on ju, see on see joonlaud, aga nagu ei ole nagu kogu aeg sama, vaid ta kogu aeg muutub. Et aga mõõdad ära, et see peaks nagu 10 meetrit tapeeti ostma, lähed poodi, on selline, et me täna oleme natuke samasuguses olukorras rahaga, eks ole. Tahad kaalus alla võtta, siis teed kilogrammi suuremaks. Jah, põhimõtteliselt küll. Ja siis nagu selle jällegi vist on, ma arvan, et Linn Olden püstitas selle küsimusega, et väga keeruline, lihtne küsimus. Sa müüd täna oma maja, ütleme, see maja maksab 1 000 000 eurot, eks ole. Sa müüd selle maha, et osta 2 aasta pärast uus maja. Mis teed? Kus paned selle raha? Meie võib-olla, isegi mina 2 aastat võib-olla liiga pikk periood, et siis ma isegi julgeks võib-olla nagu Bitcoini osta. 6 kuu pärast tahad uue maja osta. 2 aastat minu arvates on täpselt selline loll aeg, et siis ma julgeks Bitcoini panna ja et oleks mul 5 aasta pärast, siis ma paneks Bitcoini. Poolteist aastat ja Bitcoin ei ole mitte 20 000, vaid ta on juba tõusnud 40 000 peale. Siis on vaja 1,5 aasta pärast maja osta. Siis oleks jõuke juba kahtleval natuke ka. Bitcoini ei julgeks panna, eks ole, deposit inflatsioon on sul 20%, panka ka nagu nüüd vaatad, kas sa julged panna, et miljon läheb üle selle, Euroopas on 100 000 on sul depositi garantii, eks ole. Ja nüüd siis ma pean nagu tavaline inimene nagu tegi selle otsuse, eks ole. Kus ta paneb selle raha? Kui sa mõtled selle peale, nagu mind-blowing exercise, eks ole. Tühja koha pealt ei hakka investoriks ka, eks ole. Ja siis tulevad mingid sellised küsimusi vahest, mulle tuleb ka mingid tuttavad, ma ei tea, ära müü seda maja ära. Võta laen, osta uus maja, siis müü vana. See on ka riskantne, eks ole. Sul ei ole võimalik lihtsalt nagu asja tänapäeva maailmast ja ilma nagu mingit arvestatavat riski võtmata. Ma isegi ei räägi nagu investoriks hakkama, vaid sa nagu tahad maja ära vaadata. Ja kus selle nagu usaldusele tagasi tuleks, kus see usaldus tuleb, see Bitcoini struktuur on nagu väga lihtne, sa ei peagi kedagi usaldama, sa teed selle matemaatika ära, et 1 + 1 on 2, on ju, sa saad seda usaldada, sa nagu näed, see kõik on nagu transparentne. See ongi eriti lahe on see, et kui keegi nagu kõrval räägib sulle, et ei, väga usutavalt räägib, nagu tõeline oraator, eks ole, et 1 + 1 on 4. Ütleb, et see Bitcoin pole usaldust, et 1 + 1 on 4. Ei 2 on, et ükskõik kui veenvalt sa esitad argumente, et 1 + 1 on 4, siis ma lähen kontrollin selle sealt ära, eks ole, ei ma ju saan ise vaadata, et see on 2. Aga kui sa seda tükk aega, siis mingi hetk kõige väga usutavalt su räägivad 1 + 1, lõpuks hakkad isegi korra kõhklema, on ju. Et eriti selles olukorras hind kukub ka, ja äkki nagu ikka mingi jama, on ju. Aga see on see, kus see nagu usaldus tuleb, see on nagu väga selge, ta on matemaatiliselt kontrollitav, eks ole, sa ei pea nagu kedagi nagu usaldama. Ja nüüd mis võib-olla selle tänase, korra selle päeva kommentaari juurde tagasi tulles, eks ole, et see on ikka päris nagu huvitav, kuidas nüüd siis viimaste päevadega tegelikult see nagu Bitcoini arusaam on kuidagi nagu, ma ei tea, võib-olla see tundub, on ju, eks ole, aga mulle kusjuures tundub sama. See on nagu täitsa, kus inimesed ikkagi tegelikult saavad aru sellest, et kui sul on pangas raha, see on nagu sinu raha. Et sul on küll pangakonto, mis on sinu nimel, on ju, tegelikult sa nagu andsid SEB-le ja LHV-le laenu. Jep. Et see on nagu riigi garantii, eks ole, 100 000 ulatuses, eks ole. Aga sul ei olegi nagu, sul ei ole tänapäevases süsteemis võimalik nagu, inglise keeles on sõna bearer asset, eks ole, et seda nagu enda käsutusse võtta.
euro sa saad võtta paberis välja, siis ta on põhimõtteliselt sinu käsutuses. Mul tekkis endal ka nagu, ütleme, kui sul on ettevõtte kontol on ikkagi, ütleme näiteks, ma ei tea, 3-4 miljonit eurot, eks ole, suurem ettevõte, eks ole, mingi puffer on seal ka, on ju. Okei, ma siiski arvan, et Eesti pangasüsteem on okei, see ei ole mingi, aga kui sa nüüd nagu mõtled, et nagu tekiks nagu samasugune olukord, nagu USA-s tekkis, eks ole, ja siis see ei ole nagu lihtne ülesanne, kuhu sa selle raha siis paned, on ju. Et Bitcoini sa ikkagi siiski pane, täna ma ei saa hetkel tõesti ei paneks, et võib-olla oma enda raha paned, on ju, aga nagu sa juhid mingit nagu IT-firmat, eks ole, nagu mina, on ju, ja siis sa paned selle, mul on seda raske aktsionäridele. Ma ise mõtlen ka, et arvatavasti Bitcoin lihtsalt peaks umbes 20 korda tõusma, vähemalt kuskil sinna 10 triljoni juurde market cap, et siis võib-olla julgeks selle paariks aastaks isegi, või siis ma julgeks vabalt seal hoida seda raha ja ma tean, et siis on see volatiilsuse küsimus ka kindlasti palju väiksem, et nagu, et sellega see probleem nagu kaob ära lihtsalt selle suurusega, ma arvan, et Bitcoin peab lihtsalt kasvama. Jaa, absoluutselt, see on tõsi, on ju, et sul lihtsalt nagu suurus lahendab see probleemi, see on kullast täna 10 korda väiksem varaklass, eks. Ja isegi, hetkel vist isegi 20 korda. 20 korda, tipus hoida vist 10 korda, 20 korda kullast väiksem ja kullast on ju suur osa on nagu ehted ja muu pahv, eks ole, et kosmoselaevad ja nii, et selles mõttes ta on selgelt nagu, ta peab ikkagi 100 korda suuremaks minema, eks ole, et see volatiilsus nagu täielikult minema saada ja lisaks, isegi kui sa volatiilsuse alla saad, siis sul on selle unit of account'i muutmine on nagu see inimeste ajude ümber programmeerimine, kui me läksime krooni pealt euro peale üle, mõtle kui kaua me pidime tšeki peal näitama, eks ole, et palju on raha, kui palju see maksab eurodes, eks, kroonides on ju, äkki läheks nagu satotside peale üle, nagu see nagu ise kui ta on stabiilne, see inimese nagu see harjumuse jõud eurodes hindu mõõta on lihtsalt nii suur, et selle unit of account'i sa muudad 10 aastat inimeste operatsioonisüsteemis. Ja, sest mõtlen, et isegi mõni tuttav isegi täna veel mingeid asju, kui ta arvutab, siis ta ütleb, kroonides oleks see nii palju olnud, vaata, et nagu et veel tänaseni veel mõni inimene on ikka kroonides ka veel kinni, et siis nagu jah, et selles suhtes kindlasti paari aastaga sinna päris Bitcoin standardi peale me ei jõua. Kas üks asi, millest ma veel tahtsin selle Bitcoini juures rääkida, ma ei mäleta. Ainult ühest asjast. Ei, praegu tuli meelde üks asi, mida ma siin, mille peale ma mõtlesin. Sina oled see digiraamat, mis digiraamat ära trükkinud. Temal oli üks lõpplahe artikkel, oli hiljuti. Ja siis ma tegin sellest nagu mõningaid märkmeid omale. Ja tema selgitas nagu selle läheb selle väärtuse juurde tagasi, eks ole, et mis see Bitcoin, tema nagu ütles, et mis see Bitcoin siis toodab, on ju. See on hästi lihtne selgitus, Bitcoin toodab nagu blokke, on ju. Siin on meil, Bitcoin toodab blokke. Ja nüüd, miks ta neid blokke toodab? Et mis see nagu point on? Okei, toodab blokke, tore, ta toodab neid, on ju. Aga miks on neid vaja toota? Ja seal on vist 3 asja tõi välja, et on, eks ole, esiteks sa kannad nagu väärtust ühest inimeselt teisele, see nagu, põhimõtteliselt on see nagu finantsledgeri arveraamat. Kui mina kannan sulle raha, siis nagu järgmise blokiga ta näitab, et see Bitcoin ei ole enam minu oma, vaid see on nagu sinu oma, eks ole. Ja siis ta defineerib ära, eks ole, täpselt nagu kellele 21 miljonist, milline osa nagu kuulub, on ju. Ja lisaks ta kinnitab, eks ole, alati selle rahapoliitika, eks ole. Iga blokiga, eks ole, kinnitatakse see nagu ära. Ja nüüd nagu, et siis mis see nagu siis point on tore, et mis see väärtus ühiskonnale sellest on. Ja kui sa mõtled nagu selle peale, et kogu seda asja, mida ma just kirjeldasin, täna meil teeb seda kogu pangandussüsteem, krediitkaardid, keskpangad ja ainuüksi krediitkaardid võtavad sul 1-2% kõikidest tehingutest, kõikidest. Sa vist jagasid hiljuti seda mingit seal Lõuna-Aafrika videod, kus võetakse 8%, eks ole. Lõuna-Ameerikas, Guatemalas oli see, jah. Visa ja Mastercard võtavad 8-10%. 8-10%. Eks nagu me räägime 1-10% võetakse ainult selle nagu, et see raha liikus sinult minule kinnitamise eest ära, on ju. Ja mitte ainult seal Guatemalas, vaid ka meil võetakse 1-2%. Ja mis sellest siis nagu nii revolutsioonilist on, eks ole, et ta nagu on ta on piiratud vara, eks ole, 21 miljonit, ma kiiresti vaatan, et punktid, mis kirja panin. Siis see, eks ole, et sa saad selle 12 sõnaga meelde jätta, eks ole, siis oli see, et saad seda saata nagu valus kiirusel siit Keeniasse nagu plaks, eks ole, siis pangakonto avamine on ju.
Et see on nagu, ma olen seda oma laste peal mitu korda, ma olen ikka Bitcoini walletit teinud, eks ole, ja siis teedki nagu, ütled, võtta see, tee ära, on ju. Teebki selle 1 minutiga ära. Siis võid, ütled, mine tee see LHV pangakonto ka ära, on ju. See on nagu siis see, aga tema saaks selle LHV pangakonto teha, on ju. Aga maailmas on pooled maailmas inimesed, kellel ei olegi konto. See on nagu see probleem, et sa saad pangakontos, nagu maailmas ülisuur probleem, sa saad selle Bitcoiniga lupstiga ära lahendada. Kusjuures ma korra segan seda, jah, see LHV-sse, mõtlen, ma tegin abikaasana, mun abikaasa on välismaalt ja temale tegin pangakonto, läks suhteliselt ladusalt, mingi 5 minutiga sain netis ära regada ja hiljem sai kaardi, on ju. Aga tema sõbranna, kes on samuti Jaapanist, ma ei mäleta, ta üritas kuskile teise panka omale kontot teha ja tal ikka läks nädal aega selle jaoks aega, ta pidi mingid pabereid otsima, ta pidi põhjendama, miks tal seda kontot vaja on ja no ikka see oli ikka päris korralik peavalu tema jaoks nagu, et noh, päris crazy ju. Et lihtsalt oma raha hoida kuskil. Ja noh, ma ise olen Inglismaal pangakontot teinud, 4 kuud tegin pangakontot Inglismaal. Nüüd järgi, see probleem on nagu mingis mõttes nagu natuke lahendatud, eks ole, mingi startupid on selle paremaks teinud ja noh, põhimõtteliselt nagu iga see probleem, mis me siin praegu ette vuristasime, Martin ütles veel, lisaks, eks on seal siis nagu see bare asset, sa saad selle enda kasutusele võtta, et sa nagu ei pea panka usaldama, on ju. Et see vara, mida ei saa konfiskeerida. See on mingi nimekiri asja, nüüd iga see asi eraldi seisvalt oleks nagu väärt sihukest nagu 100-kordsed unicorni, eks ole. See on nagu niivõrd suur revolutsioon, kui mingi startup lahendaks ära selle probleemi, kuidas dollarid kandavad 1 sekundiga ühest maailma osast teise, 0 kuluga, tegemist oleks ülieduka ettevõttega, eks ole. Või siis teeks sihukese startupi, mis teeb pangakonto üle maailma, ükskõik millisesse panka nagu 1 minutiga, tee sihukese ettevõtte, eks ole. Iga see eraldi punkt on nagu üsna nagu revolutsiooniline. Nüüd me nagu võtame selle kokku, et me lahendasime kõik. Korraga lupstiga ära, eks ole. Siis mingid inimesed, kui see väärtus selles nagu on, mingit väärtust sellel pole. Siis sa võiks samasti öelda, et neil pankadel pole mingit väärtust, Mastercardil pole mingit väärtust ja turvalisus, eks ole. Isegi noh, sa saad sinnamaani välja minna, et politseid see Bitcoin otseselt ei asenda, on ju. Aga noh, ma saan oma vara hoida väga turvaliselt ilma selleta, et mul seda turvafirmat on vaja, kui mul on kuld või mingid muud asjad, ma pean seda ju kaitsma, eks ole, et seega nagu ta võtab natuke nagu seda funktsiooni ka ära, nii et noh, et see mõttes see on nagu, et see on selline lühike nagu snapshot, eks ole, noh, mis väärtust see tegelikult pakub lisaks sellele, et ta on usaldusväärne. Ta tegelikult pakubki nagu majandusele nagu meeletult lisaväärtust, millest nagu noh, ma arvan, et igast sellest punktist võiks rääkida tunnikene. See on põhimõtteliselt on sul süsteem, milles on siis finantspoliitika on kivisse raiutud, sa võid usaldada seda, teiselt poolt sul on miljonid kaevandajad, kes kaitsevad seda turvalisust, et keegi seda arveraamatut ei saa muuta ja siis sul on veel omakorda tuhanded, 100 000 võib-olla arendajad, kes iga päev ehitavad sinna mingeid ägedaid äppe ja lahendusi veel peale, et sa saaksid seda rohkem ja mugavamalt kasutada, et nagu see on ikka päris kõva väärtus tegelikult. Igaüks oma magamistoas saab panga ehitada, eks ole, et see on nagu uskumatu lugu, eks ole. Et muidu peab ikka selleks mingit luba taotlema. Mida suuremaks see võrk muutub, seda turvalisemaks see muutub ka. See ongi see sõna anti-fragile. Ja samas see muutub ka, mida suuremaks see kasvab, seda kasulikumaks see kõigile kasutajatele muutub. Jah, sest seda turvalisem see on. Aga see, ma arvan, siin äkki võikski sellest elektritarbimisest rääkida, et palju poleemikat tekitab see tema kaevandamiseks kulutatav elekter, on ju, et miks ta siis peab seda tegema ja kas see on probleem meie keskkonnale, kuidas sina seda näed? No, selle keskkonna korra nagu teise sammu, aga noh, siin tuleb ära nagu minna võib-olla siis nagu siis first principle'i tasemel, eks ole, et mitte, räägime nagu turvalisusest, me rääkisime, eks ole, Bitcoin on usaldusväärne ja turvaline. Nüüd, maailmas ei ole mitte ühtegi süsteemi, mis ilma nagu füüsilise jõuta suudaks turvalisust tagada. Pikaajaliselt. Ehk siis nagu alati, see, et meil on siin turvaline elu praegu, ja me siin praegu üksteise kõrile läbi ei lõika ja meile tuumapommi ei saadeta sealt Putini poolt teele, on sellepärast, et meil on energia ja füüsiline jõud enda kaitsmiseks olemas läbi siis nagu NATO ja nende pommitajate ja värkid, eks ole. Et on võimalik teha
diplomaatilisi kokkuleppeid ja leppida kokku, et me ei ründa üksteist. Ja vahest päris kaua aega need kokkulepped kehtivad. Aga need kokkulepped kunagi ei kehti lõpmatuseni. Lõppkokkuvõttes tagab sul turvalisuse ainult ja ainult füüsiline energia ja jõud, on ju. Et see on vist nagu see, mis on kõige see nagu alustala, eks ole. Et sul ei ole võimalik luua turvalist süsteemi ilma selleta, et see oleks tagatud füüsilise jõuga, energiaga, vahet ei ole, kuidas me seda nimetame, eks ole. Et kui me siin praegu kokku lepiksime, et kasutaks rahana seda Bitcoini, et see on lahe, et see on nagu niimoodi on, eks ole, et need on 21 miljonit tükki ja ma nagu ma luban, et nii on. Et no ma ei tea, kui paljud mind usaldavad selles, eks ole. Aga kui seal taga on nagu füüsiline jõud, energia, siis see süsteem peab, eks ole. Et, ja see on võib-olla see kogu nagu alustala, et see on võib-olla nagu kogu see proof of stake'i ja proof of work'i teema, eks ole, et sa pead, et iga Bitcoini tootmiseks sa pead päriselt, eks ole, tegema tööd. Ja nüüd tuletame see Bitcoini tootmine ei ole mitte ainult ühe uue Bitcoini loomine, vaid see Bitcoini tootmine teebki seda, millest me enne rääkisime, eks ole, kinnitab ledgeri, liigutab raha, eks ole, et ja kui sealt tagant võtad selle füüsilise jõu, energia, elektri ära, siis on ainuke variant, et seda kinnitab mingisugune institutsioon. Keskne organisatsioon või mingisugune. Täna teeb seda pangandussüsteem ja keskpangad. Okay, Ethereumi puhul on see nagu stake, sa nagu paned raha panti ja siis see tagab seda, eks ole. See on parem kui keskpank, eks ole, aga seal ta on ka nagu lihtsamini rünnatav, on ju. Et aga keegi peab selle finantskande kinnitama, et see on õige, on ju. Ja nüüd jällegi, sul ei ole muud varianti peale sa teed füüsilist tööd ja sa kinnitad selle ära. Ja see on see, eks ole, miks see nagu hästi, ma ei tea, see nüüd lihtsuselt, nagu mina olen, kui ma ei taha isegi minna sinna nagu detaili, kuidas see plokk seal täpselt tekib, kes seal midagi kinnitab, ja nagu sa nagu saad sellest aluspõhimõttest aru, et keegi peab olema see notar. Bitcoini puhul notar on nagu elekter. Vist võiks nagu põhimõtteliselt võiks vist öelda. Võiks nagu nii öelda. Ja elekter on nagu igaüks saab see notar olla. Igaüks, kellel on ligipääs elektrile, kellel on ligipääs nendele eesikud on vist need junnid, eks ole, mis need kaevavad. Sul on vaja nagu eesikuid ja neid elektrit. Sa saad kohe notari litsentsi, keskpanga litsentsi, saad hakkavad kõiki Bitcoini tehinguid kinnitama. See nagu ja see ongi kogu selle mängu ilu. Selleks on seda vaja, on ju. Ja nüüd ja siis me jõuame sinna, et kas see elekter on nagu liiga palju või liiga vähe. See on üldse nagu huvitav küsimus, eks ole, et millal enne on riigi valitsused või keskpangad teinud otsuseid, et kuule, et see elektri, mida sa tarbid Netflixi vaatamisest, mul tundub, et see ei ole mõistlik. Et äkki sa nagu seda Netflixi, see on jumala loll tegevus. Scrollid telefoni ja siis sa käid seal pangast, lased neid servereid ja ma arvan, et see on väga rumal elektri kasutamise viis. Ma arvan, et peaks otsustama, et elektrit tuleks kasutada makaronide tootmiseks, eks ole. See on nagu umbes nagu selline arutelu, et miks üldse peaks keegi arvama nagu omama hinnangut, et kui nagu 200 miljonit inimest kasutavad Bitcoini ja siis keegi ütleb, selleks selle elektri tarbimine on jumala rumal mõte, on ju. Ja lisaks, kes me võime edasi minna sinna, on ju, et tegelikult ju kasutatakse selleks nagu elektrit, mida nagu, mis niikuinii muuks otstarbeks ei sobi, sest täna sul ei ole kasutada sul Tallinna kesklinna elektrit Bitcoini kaevamiseks on, lähed pankrotti poole päevaga, on ju. Et sa pead kasutama selleks elektrit, mille hind on nagu üsna nulli lähedane, on ju. No me rääkisime Maido Mõttusega just kaevandamisest ja temal näiteks kaevandused praegu seisavadki selle pärast, et ei ole otstarbekas Eestis kaevandada hetkel. Ja siis minu mõttes selle sama Guatemala oli see riik, seal oli lahe video, eks oli, kus vennad nagu õli valasid enne toiduõli valasid enne jõkke on ju, või järve ja nüüd valasid selle Bitcoini masinasse, põlestasid selle ära. Generaatorisse ja tegid elektrit. Tunduvalt parem mõte, kui sa jõkke valad, on ju. Ja või siis on mingid nagu gaas, eks ole, et seal vist hiljuti oli see USA kuskil senatis või kuskil arutelu, eks ole, et kas peaks Bitcoini kaevandamise ära keerad, see oli, kes see oli, ma nimesi hästi ei mäleta, aga see küsis, et see oli mingi gaas, eks ole, et seal lastakse seda gaasi õhku, et kas see on loodusele parem, kui sa selle gaasi nagu
sest õhku lased või ära põletada, eks ole. Palju parem on see ära põletada, noh, väga hea. Bitcoiniga põletame selle ära, eks ole. Et see energia, mida kasutatakse, see niikuinii muuks otstarbeks kasutada ei saa, eks ole. Või noh, kuskil mingisugune elektrijaam, mis nagu elektri teatavasti ei liigu üle 500 kilomeetri eriti. Et noh, sul on kuskil mingi elektrijaam, seal sul elektrinõudlust ei ole, noh, masin töötab, on ju, ja siis ta lihtsalt laseb see elektri sul kuhu iganes ja siis et see mõttes, aga see on juba, minu meelest on need nagu isegi nagu detailid, eks, et ma arvan, et see olen enam kui kindel, et kasutatakse ainult mõõtetut, aga isegi me peaks nagu nii kaugele minema. Et ma küsiks nagu selle esimese küsimuse, et miks üldse peaks keegi otsustama, miks me elektrit kasutame, eks, et ma võin tuua nimekirja 10 asjast, mis on palju rumalamad mõtted kui Bitcoiniga elektri kasutamiseks. Ja siis võib veel minna sellele teljele, et kui palju energiat ja elektrit ja naftat ja kõike kulutatakse selleks, et ma ei tea, USA sõjaväge või asju üleval pidada, et dollarit kindlustada. Aga see ongi nagu iseloom, et lõppkokkuvõttes seda energia kulutakse ära, eks ole, see USA dollarit noh, see ongi nagu usalduse ja jõu, eks ole, kombinatsioon. Bitcoin teeb seda rahumeelselt, kulutab natuke mingit elektrit, mida kuskil mujal ei kasuta. Bitcoin ei tooda tanke selle jaoks, et asi turvaline oleks. Kui järgmine kord Soome lähete, siis ärge kasutage seda laeva, vaid minge kajakiga, sest see võtab palju vähem energiat. Jah, just, et see on väga hea mõte. Pesu peaks käsitsi pesema, mitte pesumasinaga. Jah. Ma arvan, et need on head nõuanded. Ma arvan, et me peaks selle mingi Riigikogus vastu võtma selle head. Rahvahääletus. Jah, veel parem. Nii, mis meil veel on? Anti-fragile. Sellest me põhimõtteliselt rääkisime juba. Anti-fragilest me rääkisime. Anti-fragile tekitab mulle huvitavaid. Korraks sa mainid seda, eks ole, et Anti-fragile on hästi huvitav, see on Nassim Taleb on selle nagu, eks ole, välja mõelnud ja väga tore mees ja nüüd ta on lõpuks millegipärast Bitcoini vastaseks muutunud, mis on nagu huvitav, aga see Anti-fragile on iseenesest nagu väga, minu jaoks hästi nagu lahe sõna, on ju, et seda me näeme seda kogu aeg, eks ole, see on, kui sa ründad midagi, eks ole, siis ta läheb, fragile on see, ta läheb nõrgemaks, lihtsalt tugev on see, et ta jääb samaks, on ju, Anti-fragile on see, kui sa ründad, ja ta läheb tugevamaks, eks ole. Ja noh, neid anti-fragile asju ei ole nagu liiga palju ja Bitcoin on selgelt üks ennast, eks ole, mida rohkem sa seda materdad ja ründad, seda tugevamaks ta saab, on ju. Tulevad minerid üles, eks ole, noh, see on lahe, see ongi nagu, kui raha on anti-fragile, see on väga hea, eks. Et noh, Bitcoini puhul ongi see, et kui ta algusest tuli ju, siis noh, kui ta oli nii väike, siis kõik proovisid kuidagi leida seal koodis vigu, et enda kasuks seda pöörata, et endale rohkem Bitcoini anda või midagi, aga tänu sellele, et nad koodis neid vigu, noh, isegi alguses mõned leiti, tänu sellele ju need vead parandati ja seda läks tugevamaks ja tugevamaks. Mõtleme korra veel selle peale, eks ole, et mis see Bitcoin teeb ja see anti-fragile, eks ole, ikkagi nagu üsna nagu mind-blowing, eks ole, viimased 14 aastat, iga 10 minutit teganud tuleb plokk, olgu meil siin terve maailm kinni patsilliga või olgu meil sõda, eks ole, Bitcoin toodab plokke, eks ole, nädalavahetusel ööpäevad läbi, on ju. Ja mitte mingi jõud pole suutnud seda siiamaani maha võtta, eks ole, ja 14 aastat ei ole nagu nii lühike aeg, vana see dollar meil on kauem, aga noh, äkki siis, eks ole, alustab kuskilt teisest maailmasõjast, kuskil 80 aasta juures, et noh, et nagu, et 14 aastat on pikk aeg ja alguses ka, eks ole, kus kood ja kõik oli nagu nõrgema. Nüüd on nagu noh, 14 aastat on kogu aeg üritatud seda rünnata. Kogu aeg. Iga päevaga see ründamine läheb raskemaks ka veel. Et selles mõttes on see ikkagi nagu, ja ta on kõige kiirema adoptsiooniga tehnoloogia üldse tegelikult. Nüüd läks mööda see. AI läks räigelt mööda, on ju. Aga internetist on ta kiirema adoptsiooniga, et noh, tegelikult 14 aastat, 10 minutit plokk, kõige kiiremini inimeste poolt kasutusele võetud tehnoloogia, eks ole. Ja kõik enne, mis me rääkisime, on ju. No, midagi siin nagu on. Midagi nagu oleks. Midagi nagu oleks. Ma ei tea, kui palju, aga... Nagu arvestada et maailma üldised sellised reservvaluutad, mis on olnud, on ju see Briti pound ja noh, mis ajalooliselt on olnud sellised reservvaluutad, need on enamjaolt kuskil seal 100 aastat igaüks kestnud. 80 pluss minut. No, Bitcoin on juba 14 aastat kestnud ja siis ma arvan, et paneb 100 ära ja paneb veel võib-olla mitusada otsa ja jääb tööle endiselt, et arvestades seda, kui praegu vaadata, kuidas see asi ikkagi areneb, kasvab ja kui palju see turvalisemaks muutub iga päevaga, siis nagu see on nagu päris äge minu arvates ka, jah.
aga okei, aga mis sa arvad, mingid teised mündid, äkki tuleb mingi ägedam münt kui Bitcoin, mis siis saab? Jah, see on tõeline oht. See on tõeline oht ja nagu sa alguses küsisid, kas ma olen käinud sealt teiste müntide maailmast läbi, olen. Ja mul ausalt öeldes siiamaani on neid münte alles ja ma isegi kuigi ma olen ikkagi viimasel ajal üsna rohkem Bitcoini maksimalismi poole liikunud, eks ole, et ma ei ole nagu 100% kindel, et nagu näiteks nagu, et midagi, et ühtegi muud münti ei ole, et ma isegi oma maailmas näen Ethereumil mingit kohta, eks ole, et mitte nagu raha, kui me nagu kasutame seda rohkem, ma ei oska öelda, ma usun, et Bitcoin on selge nagu võitja, ma usun, et on väga võimalik, et Bitcoini layerid lõpuks söövad selle Ethereum ära, eks ole, aga ma ei tea seda. See on nagu, ma ei ole nagu, ütleme, sellest seisukohal, et nagu Ethereum peaks nagu kohe poe kinni panema ja et nad on nagu shitcoin, eks ole, et aga jällegi, kui ma lähen jälle sinna first principle'ide peale välja, eks ole, et ma olen ise, eks ole, ka üritanud kindlustus blockchaini ühte startupi teha, olen süüdi blockchaini kasutamises kohtades, kus seda ei peaks võib-olla kasutama, eks ole, et räägi mõne sõnaga äkki sellest lähemalt. Siis millest sellest kindlustus? Sellest kindlustus blockchainist, mismoodi seda? Seal oli mul selline mõte, et kui kindlustuse peale mõelda, siis sisust on nagu laenu andmine tagurpidi, et see nagu tegelikult, mis kindlustus teeb, ta viib kokku riski kapitaliga. Et kui sa tahad oma varasi kindlustada, sisuliselt tehing, mis sa teed, sa võtad nagu laenu, maksad sellest intressi. Kindlustusselts peab panema mingi kapitali sinna kinni, et Eestis nagu 400 autot ära kindlustada, eks ole. See kapitali peab olema olemas teatud kogus, et seda riski kanda. Nüüd nagu mis tegelikult nagu kogu see kindlustuse väärtuse vahel, ühel pool on riskid, teisel pool on kapital, eks ole. Ja nii nagu lihtsam on mõista seda, et blockchaini peal on võimalik nagu lihtsasti laenu anda inimestele, eks ole. Kindlustus on vähe keerulisem, aga ta ei ole nagu laenu andmisest väga palju teistsugune tehing. Ja minu nagu mõte oli tegelikult nagu suures plaanis, et lõikas need kindlustusseltsid vahet välja. Nii nagu laenuandjad, eks ole, mõtlesid, et lõikame pangad välja, anname otse nagu, eks ole, peer-to-peer laenu, teeme seda blockchaini nagu Aave teeb, eks ole. Need tehnoloogiad on olemas. Ma nagu tahtsin natuke nagu analoogset asja kindlustust teha. Ja Lloyd's of London töötab nagu arhailiselt samamoodi ilma tehnoloogiata. Ma arvan, et siia nagu maailma täna sisse minna, ma arvan, et nagu kindlustusinimesel selgitamiseks läheb 3 see on üli, ma ei ole kindel, et ma sellest lõpuni aru sain. Aga ma suures pildis siiski nagu sain, ma isegi tegime mingi ICO, see kahjuks lõppes me jäime hiljaks, selle buum sai enne läbi, kui me eduka ICO tegime, aga natuke me isegi raha tõstsime sinna ja oli väga hariv ja tore projekt. Seega nagu, seal on minu patt. Olen selle teekonna nii investori nagu ettevõtjana läbi teinud, üritanud siis nagu isegi korra läinud kaasa selle mõttega, et Bitcoin on jama, aga blockchain on lahe, on ju. See on see, mis nagu mainstream siiamaani räägib, aga alguses oli hästi tugevalt sees, eks ole. Ma nagu ei arvanud, et Bitcoin halb, aga ma uskusin, et blockchainis on ka tegelikult nagu palju rohkem kasutuskohti kui Bitcoin. Nüüd siis ma nagu jällegi, mulle meeldib asju nagu lihtsustada, siis ma vist olen teile seda banaani lugu rääkinud, eks ole, et kui kokku võttes nagu blockchaini mõte on ainult ja ainult siis, kui sa saad sellest tsentraalsest osapoolest lahti, on ju. Nüüd, kui sa viid kindlustuse blockchaini peale või viid sa mingi muu asja blockchaini peale, kus on nagu mingi lüli, mis peab tegema selle otsuse, kindlustuse puhul näiteks, kas ma kahju välja maksan, on ju. Või sa siis tahad panna paned kulla Eestis on üks startup, kes paneme, nimi ei tule meelde, aga paneme kulla blockchaini peale. Ega see ei ole ilmtingimata nagu, seda saab teha, aga kes teab, et see kuld seal nagu olemas on? Usaldus jääb ikka sul inimese peale. Sul jääb see punkt nagu alles, eks ole, kas see kuld seal nagu päriselt olemas on ja kui sul see lüli juba nagu on, eks ole, sa pead kedagi usaldama. Kas ma vist tein selle et paneme banaani blockchaini peale, eks ole, et jagame banaani 10 osaks, saad osta 10% banaanist, eks ole, ja teed sinna peale tokeni. See banaan mädaneb ära või keegi ahv sööb selle ära või ja selles lauses võid selle banaani asendada ükskõik millega. Kullaga, hõbedaga, laenulepinguga. Kui sul on vaja seda, et keegi selle banaani hoiaks oma külmkapis või kuskil. Siis sul on see nagu risk on nagu olemas. Ja sa põhimõtteliselt võid selleks blockchaini tehnoloogiat kasutada. See on okei.
aga sama hästi võid sa seda MySQL-i andmebaasi peale jooksutada, sellepärast, et sul niikuinii on usalduse küsimus. Nüüd see blockchain ei anna sinna nagu midagi väga juurde, sellepärast, et kahjuks on blockchain üsna aeglane. No siin vaatame need tehingud, see on nagu aeglane. Blockchaini peal on kallis arendada. Et sul on nagu, sa teed selle MySQL-i peale selle IT-süsteemi kohe valmiseks, see, et nagu kinnusseltsid oma asju oma vahel ajaksid või sa banaani jagad 10 tükiks või paned kulla. Mina olen kulla investeeringut teinud, niisuguse ettevõttes nagu Bullion Vault, väga lahe on. Veebis saad kõike teha, mingit blockchaini seal all ei ole. Auditeeritakse ära, eks ole. See on audiitorinnang, sa tead, mis riski sa võtad. Sa tead, et kui see kuld sealt ära läheb, siis sul nagu ei ole midagi, on ju. Aga nüüd, kui sa nüüd paned sinna blockchaini alla, siis tekitakse mingi nagu vale kindlust, et nüüd see kuld on seal kindlasti olema. Ikka ju ei ole. Lihtsalt seda blockchaini kasutatakse nii-öelda andmebaasina. Just, et sul ei ole mõtet blockchaini andmebaasina kasutamiseks, see on väga halb tehnoloogiline lahendus selle jaoks. Aga jumala eest, kasuta. See ei ole, see ei teega nagu seda toodet kuidagi nagu halvemaks, et see blockchaini seal, aga ta ei tee seda ka minu meelest paremaks, on ju. Et selles mõttes... Senikaua, kui sa ei kasuta seda mingi kolmanda isiku, usaldatava isiku eemaldamiseks, senikaua ta ei anna sulle midagi tegelikult vist. Jah. Isegi nagu, mis porgandi ploki ahelle panemiseks on meil tehnoloogia olema, see on aktsia, eks ole. See on ammu leiutatud, sa saad teha nagu aktsia, emiteerida aktsiaid, sa teed seal taga nagu äri, osta kulda või tükelda porgandeid või tee mingit laenu. Ja see aktsia ongi see, mis representeerib osa kasumist, eks ole. Et aga sa võid jumala pärast aktsiat panna blockchaini peale. See aktsia on ikka okei. Aga seal ei ole seda revolutsiooni, eks ole. Ja siis ma nagu, kui selle nagu aluspõhimõtte enda jaoks nagu läbi mõtled, siis sa nagu saadki aru, et mis eristab Bitcoini nendest teistest, eks ole. Bitcoinil ei ole seda porgandi probleemi, seal ei pea keegi kontrollima, kas see porgand olemas on. Aga jällegi, ma nüüd ei tea, kuidas, kui me võtame nagu, mida Ethereum täna teeb, on ju. Ethereum on nagu proof of stake'i peal, ta on vähem turvalisem, eks ole, aga mõningate tehingute jaoks ei ole sul sellist turvalisust vaja. Et kui sa neid ahvi pilte internetis kaupled, et sul ei ole tegelikult vaja sellist turvalisust, nagu Bitcoin pakub, on ju. Nüüd on küsimus, kas see layer, nagu nende ahvipiltide kauplemiseks või kas või Starbucksist kohvi ostmiseks, tekib nagu Bitcoini Lightning Networkile, mingile muule Bitcoini layer'ile või Ethereumi peale. Kes meie oleme, et seda nagu ette ennustada, et Ethereum eelis on ikkagi see, et seal on meeletu, nagu developeri baas on suur. See läheb nagu, seal käib ulmöll, on ju. Ma arvan, et Ethereumi peal on suurusjärgu võrra rohkem arendajad kui Bitcoini peal. Aga Bitcoin Lightning Network ja mis see tehakse, see on kõik lahe, eks, et aga kokkuvõttes vahet ei ole, et kui me see nagu raha peale mõtleme, siis raha on alati nagu layeritena tekkinud, eks on baaslayer, kuld, siis eks ole, paberit tekkis, nagu ei saagi, raha sul ei ole võimalik nagu ühe süsteemina ära, sul on alati trade-off nagu see turvalisuse ja siis nagu kiiruse ja lihtsuse vahel, eks ole. Bitcoin on seal ära lahendanud läbi Lightning Networki, aga jumala eest, et nagu kui Ethereum peal saab ahvipilte lahedasti kaubelda, nüüd saab Bitcoini peal ka, see läks lipsas sealt läbi, aga kui on nõudlus ahvipiltide järgi ja isegi nagu kogu see detsentraliseeritud finants, eks ole, ja nagu ma ei tea, et ma olen liikunud rohkem maksimalismi poole, on ju, aga ma ei ole nagu nii maksimalism, et ma nagu sõimaks, eks ole, Ethereumit teised, eks olete nagu skämmerid, eks ole, ma nagu seal parteis, sest jällegi ma poordan nagu turumajandust, eks ole, ja kui nagu keegi Ethereum peale mingeid lahedaid rakendusi ehitab, siis ma ütleks nagu, tulda, andke pihta, on ju, aga ma arvan, et see peaks nagu rahana toimima, eks ole, et nagu raha puhul Ethereumil ei ole piisavalt, Ethereumil või Dogecoinil ei ole nagu piisavalt turvalisust, eks ole. Aga nagu mingiks otstarbeks on need nagu okei, me mingi arvutimängu tahame seal Dogecoinis mingid mõõkas ja vahel kaubelda, andku tulda, on ju, et risk on väike, on ju. Aga sa võid seda parem oleks Bitcoin ikka teha, aga et ja võib-olla see on ka see, et kas nagu see, et sa saad nagu Dogecoini ja Bitcoini erinevusest aru, et see on juba nagu sinnamaani võiks nagu välja, et sa tegelikult saad päriselt aru, eks, mis vahe on. No ja küsimus ongi see, et kas sa tahad nagu kõige kindlamat raha maailmas või sa tahad mingit platvormi, kus sa saad katsetada mingeid huvitavaid detsentraliseeritud lahendusi nii-öelda. Jah. Ja see on, ütleme, et see katsepolügoon on ka, see on nagu halb, on ju, aga ta ei,
ta kuidagi ei kvalifitseeru selleks, ütleme siis reservvaraks, Ethereum ei kvalifitseeru. Dogecoin selleks ei kvalifitseeru või Shiba Inu, on ju, aga nendel on tore, et las nad olla, eks ole, et ma ikkagi selles mõttes pooldan konkurentsi, on ju, ma arvan, et konkurentsis tugevad jäävad ellu, mina lihtsalt investeerin oma raha sinna, millest ma usun, on ju, aga kogu aeg ei lähe täppi. Eriti lühiajaliselt, eks ole, et ega kusjuures minu altcoini portfelliga ongi huvitav kogemus, eks ole, et mingi hetk oli see nagu oluliselt parem performance'iga kui Bitcoinil, aga nüüd, kui ma vaatan oma pika investeerimise ajalugu selles maailmas, siis põhimõtteliselt oleks võinud selle aja raiskamata jätta. Ma jõudsin samale... Tulemus on, ei ole halvem, et minu puhul on enam-vähem nagu, see on mõningad nagu head performerid sees, eks ole, aga noh, seda aja oleks võinud põhimõtteliselt raamatuid lugeda või lastega mängida. Et kes jõuab neid projekte kõiki jälgida ja aru saada, kas see on nüüd päris asi või on skämm või on. See on meie nagu tagantjärgi tarkus, eks ole, et ma mõtleks nagu kõik teavad vigu ja ega siis ju Bitcoin on ka, läheme nagu 5 aastat tagasi, eks ole, et see ongi nagu kokkuvõttes kogu see nagu tugevus ja see on nagu tekkinud aja jooksul, eks ole, et 10 aastat tagasi nägin ette, et Bitcoin on võitja, ei näinud, eks ole, et just nimelt see lugu, see, kuidas see kõik tekkinud on, eks ole, et see ei ole nagu ainult tehnoloogia, eks ole, mis seal taga on, see on ka nagu see, siis nagu siuke nagu müüt, eks ole, et proovi nüüd siis see tehnoloogia võib-olla suudad kopeerida, proovi see lugu kopeerida. Ja tekke lugu proovi luua sama, et sul on asutaja, keda keegi ei tea, kes see on. Et ja see siiamaani, see on nagu, see on niivõrd nagu Kreeka müüdi taoline jõud on seal, eks ole, et asenda see Kreeka müüt siis nagu ära. Ja sul ei ole mingit keskset organisatsiooni, kes tegeleb mingi marketingi või üldse brändiga ja kõige sellega, et on nii selles suhtes nagu iseennast müüv asi ka veel selles mõttes, et nagu meie siin räägime lihtsalt vabatahtlikult sellest põhimõtteliselt, et keegi ei maksa veel Bitcoin. Keegi ei maksa selle eest, et me siin räägime praegu sellest, on ju. Me pumpime oma pääge, on ju siin praegu. Ise pumpime oma pääge, kuigi vaevalt, et meie see... Suur mõju on. Ja. 50 kuulajat ei aja meie paad. Kusjuures mu sõbranna kirjutas mulle täna hommikul, hakkas küsima täiega Bitcoini kohta ja ta tellisin talle nüüd selle hardware wallet'it täna hommikul. Kuskil käis täna Twitteri feedist läbi, et see nädalavahetus tehti 1 miljon uut wallet'it. Väga võimalik. Kindlasti see pankade põrumine toob seda väärtuse küsimust nagu inimestele selgemaks, et miks seda vaja võiks minna, et kui sul on ikkagi vara, mis sa saad päris ise hoida ja mida keegi konfiskeeri ja nii edasi. Aga kuidas sa nagu seda praegust finantsmaailma üldse näed, et kaua see kestab või mismoodi see lõpeb või... Number go down. Jah, eks me seda natuke nagu siin katsime, eks ole, et mõningates asjades ma olen kindel, on ju. Selles, et see laheneb läbi inflatsiooni, muud varianti siin ei ole, on ju. Ja selles ma olen üsna kindel ja ma olen selles üsna kindel, et midagi tehakse protsessis kõvasti katki, on ju. Et kui sa nagu juhid, kui sa autot peaksid nagu ühe kangiga juhtima, on ju, oleks päris keeruline. Nüüd meil see keskpank juhib kogu majandust nagu ühe kangiga, on ju, ja siis ilmselgelt täna meie võlatase on selline, et midagi läheb katki. Ma ei tea, mis läheb katki. No nüüd see reede läks katki üks väike pank, 18. Neid on mitu juba vist. 3 tükki läksid. 3 tükki on viimase kuu jooksul. Nii et selles mõttes, et sellel teekonnal tehakse palju asju katki, see lahendatakse läbi inflatsiooni, muud varianti minu maailmas ei eksisteeri ja millal see katki läheb, kuidas ta läheb, kui keegi sellele küsimusele oskas vastata, siis on väga tubli. Ma ei loo omale illusiooni, eks ole, et ma sellele küsimusele oskan vastata. Sa võid nagu ajalugu vaadata, eks ole, et ja vist on see üks raamat, mis hüperinflatsioon, see on Money Dies, on ju, et mis on sest Saksamaast kirjutatud, eks ole, Weimari republikut. Sa nagu näed, sa suudad nagu ajaloost näha, mis juhtub, kui raha läheb. See on inetu lugu, see on väga inetu, eks ole, kuidas rahasüsteemid puruks lähevad, on ju, et ja nagu me kõik teame, eks ole, et ükski fiati raha ei ole lõpmatuseni vastu pidanud, on ju, et nüüd kui me et selles mõttes ma nagu vist olen nagu pikaajaline mängija, ma olen oma panused niimoodi pannud, et selleks valmis olla, on ju, aga alati loodad ikka, et äkki ikka nagu seda, see ei pruugi nagu see
kardad halvimat, aga see lõpp ei pruugi nagu ilus olla, eks ole, et ja noh, jälle, kui sa vaatad kõiki neid samme, mis nagu tehakse, ta nagu alati lõpeb sellega, et minnakse ja võetakse kelleltki raha ära, kellel raha on, eks ole, et hetkel on seda raha võetud läbi inflatsiooni, aga me ei ole ka nagu kaugel sellest, eks ole, kus võib-olla natsionaliseeritakse mingid varad ära, eks ole, et no miks sul ma ei tea, mitu korterit sul on, eduks on 5 korterit, miks sul 5 vaja on, et ühest ju tegelikult ühel inimesele täitsa piisaks. Kui sa vaatad seda poliitikute retoorikat, võtame elektri hinna, eks ole, mis paneme hinna lae, on ju. Et kõik nagu, mis alati, tuleb nagu õpikust nagu rida pidi, on ju. Ja kui sul tekib, üks asi, mida minu jaoks nagu, ütleme siis ohupunkt, kui me sinnamaani midagi väga katki ei tee, siis ma arvan, et kui meie pensioni ja sotsiaalsüsteem läheb katki, siis me läheme nagu, et seal on nagu päris tuumapomm on seal, on ju. Et keegi vist arvas, et USA pensionisüsteem 2035 ja midagi sellist, eks ole, see ei ole nagu jätkusuutlik, see nagu võid matemaatiliselt vaadata ja prognoosida, eks ole, sul on rahvastik väheneb, võlad on juba maksimumi peal, see ei ole võimeline tagama lääne ühiskonna sotsiaal- ja pensionisüsteemi jätkusuutlikkust kahaneva rahvaarvuga ühiskonnas, eks ole. Siin ei ole jällegi, see ei ole mingi hinnang, eks ole, see on lihtsalt nagu 1 + 1 on 2, ei ole võimalik. Nüüd, kui see katki läheb ja sul on vananev ühiskond, sul on nagu suur osa inimestest, kes on rahulolematud, kes tulevad tänavale, kes hakkavad, ma ei tea, mida nad tegema hakkavad, eks ole. Ja selleks, ja siin ütleme, minu jaoks on see Bitcoini suur väärtus, et seda ei saa mult ära võtta, on ju. Et ma tean, et kui läheb jamaks, siis seda pangakontolt saab raha ära võtta, kinnisvara saab ära võtta, aktsiad saab ära võtta, kõik saab ära võtta, on ju, et kas läbi maksustamise või läbi natsionaliseerimise, mõlemad on sisuliselt samad tehingud. Et ma kõige rohkem kardan nagu siis, kui me isegi pangandus- ja rahasüsteemi hoiame nii kaua elus, mis on võib-olla võimalik, siin ikka keskpangad ja on omandanud ilusad tekid, eks ole, et üldiselt kõik on lükatud need vaiba alla ilusti ära ja jäävad sinna alles, et keegi ei näe need probleemid. Aga jah, pensioni ja sotsiaalsüsteemi kokkukukkumine on nagu päris probleem, on ju, et siis on nagu päriselt inimestel ei ole leib, on ju. Kui sul leiba ja tsirkust ei ole, siis on nagu olukord kehv, on ju. Et muidu kestest nagu pangast see, et meil võeti vaestelt raha ära ja anti nagu riskikapitali fondidele, okei, mis seal ikka et ühise heaolu nimel võib ikka teha. Okei. See võib-olla on see, kus ma siis nagu seda murdepunkti võib-olla nagu näen, on ju, et loodame, et selleks ajaks on see pehme maandumine meil laotud, eks ole, läbi podcastide ja Bitcoini. Mul on olnud juba päris pikemat aega selline mõte, et minu arust Bitcoin on kõige puhtam anarhia väljendus, mis üldse meil on maailmas. Ja kui me laome nüüd kõik poliitikud ja poliitilised parteid nagu sinna poliitilise spektri peale ritta, siis Bitcoin on paremas suunas põhimõtteliselt to infinity. Ehk siis kõik poliitikud ja poliitilised parteid on Bitcoiniga võrreldes kas siis marksistid või... Jah, on küll. Ja minu puhul see anarhia jookseb nagu selle koha pealt nagu jooksebki natuke nagu kokku siis nagu füüsilises maailmas, et ma suudan enamus asju anarhiaga nagu resoneeruda. See ongi ideoloogiana, kahjuks see sõna on ebameeldiv, eks ole. Anarhia tähendab tegelikult nagu no ruler, eks ole. Ma olen anarhia ideoloogiaga väga nõus, aga sul tekib nagu küsimus, eks ole, võib-olla nagu riigikaitses ja selles kohas. Ma tean, et selleks on ka teooriad olemas, aga siin mu nagu kõva ketas ütleb, et anarhia riigikaitsena läbi kindlustusseltside riigikaitset organiseerida, see on nagu too much, eks ole, minu jaoks. Ma arvan, et see ei ole, ma suudan selle teooria, selle kohta nagu doktoritöö kirjutada, aga ma ei usu, et see praktikas on nagu teostatav. Selle kohta mul on nagu see Ayn Randi objektivism on kõige reaalsem, eks ole, sealt tema ütleb, et riigil on roll, eks ole, see on nagu ainult, eks ole, ainult riigikaitse ja politsei, et tagada turvalisus, kõik muu on, eks ole, erasektori teha. Nüüd Bitcoin, selles mõttes on sul õigus, siin ei ole seda probleemi, et siis selles sa saad minna nagu puhtasse anarhias, sellepärast sul ei ole riigikaitset ja politseid vaja, sellepärast, et seda ei saa sult ära võtta, on ju. Et kui aga sul kõik varad ei saa sul Bitcoinis olla, sul on siiski vaja ka maja, kus elada, on ju, sul on vaja
autot võib-olla omada, millega sõita, eks ole. Nüüd Bitcoini hästi ei lahenda ära seda maja turvalisuse küsimust, eks ole. Aga selles nagu Bitcoini maailmas sa saad luua nagu ideaalse anarhia ja Bitcoin ongi anarhia puhas väljendus, eks ole. Seal ei ole ju, seal on nagu no ruler, mitte keegi ei juhi seda, ehk siis see ongi krüptoanarhia, eks ole, ja see on kõige ilusam nagu ühiskonna korralduse viis, aga seda saab teha ainult siis, kui puudub sul kokkupuude füüsilise maailmaga. Nii kui sul on kokkupuude füüsilise maailmaga, siis on sul, keegi annab sul nuiaga pähe või laseb sind maha, eks ole, et Bitcoini puhul sul võtad selle elemendi ära, eks ole, sa ei saa sind nuiaga pähe lüüa, saad küll, aga siiski, et kui sa elad, ütleme, ainult virtuaalmaailmas 3D prillidega, eks ole, siis sa saad olla nagu füüsilist maailmast, siis ka keegi võib tulla ja sulle. Aga seal on võib-olla see koht, eks ole, aga jah, nii on. Aga ta viib, see tutvustab inimestele, et see on võimalik, eks ole, et sa saad päriselt kogu selle infrastruktuuri raha kõik nagu lahenda nii ära, et sul ei ole politseid ja riigikaitset vaja on ju. Virtuaalsest, kes see Palagi on kirjutatud see network state'ist, eks ole. Sul võib tekkida nagu network state, eks ole, põhimõtteliselt sul nagu, mis see, kui sa nagu füüsiliselt tasud tulevikus. Sa võid ju elada kuskil seal päikserannikul on ju ja võime seda podcasti ka seal lindistada ja ma võiks ka enamus oma tööst seal teha on ju. Et ma saan oma füüsilise asukoha ja selle riigi, kus ma nagu sotsiaalne network, kus ma inimestega suhtlen, eks ole, kuhu ma võib-olla isegi otsustan mingid makse maksta, eks ole, kus nagu võib-olla networks teis ehitakse mingid lahedaid teenuseid, eks ole, kus ma internetis saan mõnusat asju teha. Nad on kõik nagu opt-in, eks ole. Ma saan sinna sisse minna ja ma saan sealt lahkuda. Tavalise riigiga on see, sa pead füüsilist lahkuma. Et füüsiline lahkumine on alati keerulisem kui virtuaalne lahkumine. Et jah, see on tore anarhia kasvulava. Aga see õpetab kõigile anarhiat. Absoluutselt jah. Ja mul on jõle kahju, et anarhiast on nagu ebameeldiv sõna saanud, eks ole, et ta on nagu, kes iganes midagi ütleb, et asjad on nagu pekkis, siis öeldakse, et on nagu anarhia, et siis nagu kuidagi on nagu vale. Ma ütlen, et anarhia on nagu vigade vaba, eks ole. Aga keegi ei ütle nagu, et siin on nagu kapitalism. Asjad on nii sassis nagu kapitalismis. Siin on nii sassis nagu sotsiaaldemokraatias. Et kuigi seal on ka asjad sassis. Aga anarhia on see halb sõna. Aga kuidas anarhiline süsteem nagu Bitcoin võiks inimesi muuta? Mis sa arvad? Kõvasti muudab, jah. See on selline, seda võib vist nagu kogeda. Kui sa lähed Bitcoini maailma, siis sa koged seda, kuidas sul nagu tegelikult nagu selline time preference nagu muutub, eks ole, et jõle raske on Bitcoini eest midagi osta. Mentaalselt on kohe nagu keeruline, on ju, et kui sul on need eurod ja dollarid seal kontol, siis nagu ikkagi lihtsamini tulevad need ostud, eks ole, et ma arvan, et see on nagu üks väga selge asi, mis inimestel muutub, ehk see nagu time preference läheb nagu ma ei tea, lühemaks, pikemaks, et nagu hakkavad pikemajaliselt mõtlema, see on üks. Teine asi on, eks ole, see, et neil tekib nagu selge nagu vastut. Nad saavad ise aru, et nemad, see on nagu nende vara, mida nemad kontrollivad, eks ole, et see nagu ei ole, see mõtled nagu Bitcoinis ülekande tegemine. Isegi mina pärast nagu, kui ma pean kandma nagu kuskilt Krakenist raha välja, ikka nagu proovid, mõtled, vaatad, kas see tehing nagu läheb õigesse kohta, eks ole. Kas see aadress läks õigesti? Just, et muidu nagu siin panna sulle, kõik nagu kuidagi nagu, et see võib olla nagu kogu see nagu enese vastutus, et sa saad ise aru, mitte keegi ei backstopi siin, mitte keegi ei tule sulle appi. Kui sa vea teed, see on see sinu viga. Ja see on, kui ma vaatan oma ettevõtluskogemuses, eks ole, et kõige olulisem on inimesel tekitada vastutus, anda talle ülesanne ja teha selgeks. Et see on sinu vastutus, said sa aru, et sa pead selle ülesande ära tegema. Jah, ma sain aru, kui ma selle pekki keeran, siis sa ei saa boonust see aasta. Ma sain aru, et ma ei saa boonust, see on minu viga. Vaata, see on nagu selline mõttesuund, mida sul selles sotsiaaldemokraatias, kus riik kogu aeg nagu tuleb sulle appi, sa oled nii lohakas, eks ole, et sa nagu teed asja ära, sa tead, et lõpuks ikka sa tuled teed mu töö ära, nagu mina ei tee, küll sina teed, on ju, et kui ma selle raha kuskile valesse kohta teele panen krediitkaardiga, siis ma eristun, et kannan raha tagasi, on ju, et see nagu, et kõik need asjad mõjutavad minu meelest seda nagu hästi. Praeguses süsteemis vastutus kaob. Meil inimestel ei ole seda vastutus nagu kontseptsiooni. Jah,
ja nagu me ka rääkisime sellest raha tugevusest, eks ole, et nagu tugev raha ja deflatsioon tekitab nagu sidusam ühiskond, kõlab nagu Reformierakonna ütleks ole. Aga see on õige. ta tekitab nagu, et jällegi, kui me läheme nagu teise otsa, eks ole, et inflatsiooniline ühiskond tekitab ebaausa ja üks nagu kaootiline, mitte kaootiline. Kui kõik varastavad, siis varastan ise ka. Nüüd läheme sinna, see lause läheme sinna teise äärmusse, eks ole, tugev raha enese vastu tekitab palju ausama ühiskonna. Ise vastutan, eks ole, ja see nagu, see on kogu ühiskonna, see on see, mis meid tegelikult rikkaks tegi, on ju. Et see Ameerika unelm, mis on tegelikult kogu lääne ühiskonna viinud sinna punkti, kus me oleme, sai alguses sellest, eks ole, et inimesed on ettevõtlikud, vabad, nad saavad asju nagu teha. See kuulus, nüüd me oleme ikkagi selles faasis, kus nagu good times create weak men, eks ole, selles kuulsas miimis, eks ole, et meil on nii hea elu, et keegi enam ei vastuta, ei tee, ei muretse. Nüüd Bitcoiniga see muutub, eks ole. Me läheme tagasi sellesse punkti, kus nagu inimesel on vastutus, inimesed saavad säästa, eks ole, ja see muudab ühiskonda, ma arvan, päris palju, aga ma ei tea, aga jällegi mõeldes nagu hästi loogiliselt, arusaadavalt tundub mulle, et see on palju tervem ühiskond, eks ole, mis on tugeval rahal. Kindlasti. Ja see fiat raha oli ka alguses tugev. Sellepärast ongi USA dollari esimesed 20-30 aastat tugev raha, edukas ühiskond, nüüd nagu kõik fiat rahad said üldse sellepärast üldse nagu ühiskonna poolt aktsepteeritud, sest nad olid alguses kullaga tagatud. Põhimõtteliselt mitte ükski fiat raha ei olnud nagu lihtsalt meil oli, eks ole, Nixon tegi defaulti sult, eks ole. Rahapoliitika läheb lodevaks, lähevad inimesed lodevaks. Jaa, kas me räägime ka sellest, kuidas riigid Bitcoini ära hävitavad? Võime mõne sõnaga rääkida, meil hakkab vaikselt aeg täis saama, aga me võime mõne sõnaga rääkida. Lobisin tulema sinna nendus. Päris pikalt, ma arvan. Jõuame rääkida küll veel. Jah, ma arvan, jõuame. Mina ütleks siia selle peale, et edu las proovivad. Jah, mul on see kuulus kirjanik, kes mis ta nimi ongi see? Andreas Antropolov. Ta on see keeruline nimi, jah. Tema on üks lahe raamat ja ta toob näite väga tore lugu, kus autod leiutati, eks ole, alguses. Inglismaa oli nagu jumala nagu leiutati esimesena autod. Ja siis siis tekkis ikka nagu meedia oli täis mingid meeletuid uudiseid, eks ole, et need death machine'id sõidavad siin ringi, hoidke eemale, eks ole, ainult sellised lood tulid. Ja siis võttis Inglismaa valitsus vastu nagu seadus, et autol peab olema 3 inimest. Juht, mehaanik ja üks mees peab punase lipuga ees kõndima. Et ta kellelegi otsa ei sõidaks. Ja nagu, mis siis juhtus, kas Inglismaal tekkis suur autode kasutusele võtmine? Siis nagu, mis seal nagu obuses midagi paremat ei ole, sest kiirus on sama ja kui sa võtad autolt ära kõik auto omadused, jätad talle ainult selle nagu death machine'i alles ja pead sinna mingit bensiini sisse valama, mida kuskilt saada ei ole, eks ole, et siis ta nagu ei suudagi hobustega konkureerida. Aga siis USAs nagu hakkasid autod nagu, seal üks jama ei tehtud. Ja siis Inglismaa põhimõtteliselt lõikas ennast autorevolutsioonist välja. Autod tekkisid ikka. See on, eks ole, see, mis juhtub nagu iga asjaga, internetiga või autodega või Bitcoiniga, et nagu see ei saa, eks ole, evolutsioonile vastu, sa saad ainult ennast sealt nagu välja lõigata. Et sellest võiks nagu kuidagi riigiametnikud aru saada, et see ei ole jõud, mille vastu sa saad võidelda. Kui võtta ära seda nagu vajadust inimestel on ilmselt vajadust praeguses majas Bitcoini järgi ja kui seda ära ei võta, siis ei saa Bitcoini kuidagi hävitada. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Aga sa saad oma riigis, eks ole, teha selle kasutamise keerulisemaks. Seda saad teha, kui sa ütled, et nagu kõik, kes Bitcoini siin riigis kasutavad, lähevad kohe vangi. Mina küll seda Eestis kasutama hoiaks seda küll, aga ma kasutama küll ei hakkaks.
vist hakkas prostitutsiooniga vist nii, et nagu kasutada tohid, aga müüa ei tohi. See on mingi siuke, vahendada vist ei tohi. Või vahendada. Nii-öelda FIE-na võid tegutseda. Et kui Bitcoini kasutamine ära, siis juhtub see, et hodeliad nagu hoiavad alles, aga tegelikult teised riigid tegelikult, kus siis võib seda kasutada, seal see asi ringleb ja elavdab majandust ja järjest kasvab see asi, et nemad võidavad rohkem, lõpuks sa jääd taha lihtsalt selle. Ma ütlesin eelmises podcastis ka sama asja, et mis iganes riik, kes Bitcoini elustab, annab kõigile teistele riikidele iseenda eelise lihtsalt. Jah, absoluutselt. See on hästi loogiline. Nagu me näeme, eks ole, mis seal Aafrikas ja Lõuna-Ameerika, see on nii lahe, eks ole, tahaks kui sinna elama minna. See on niisugune mõnus, ma ei tea, võib-olla me näeme mingit nagu, ega me ei näe seal probleeme, see vabadus, eks seal, kus nagu tehakse. Seal tundub see, neid võimalusi on lihtsalt meeletult seal nagu, et kuidas. Ja kuidagi, mul on mingi déjà vu, Eesti alguse aeg, kui eestlased said vabaks, siis me nagu sõitsime nagu kogu maailmast nagu pangandusega mööda. Meil ei olnud seda, me sõitsime tšekkidest nagu läbi, eks ole, kohe läksime digitaalse panganduse peale. Nüüd see Aafrika ja Lõuna-Ameerika läheb otse, eks ole. Otse Bitcoini või mingi muu digi. Ja nüüd me siin üritame ennast selle death machine'i eest kaitsta, eks ole, kes muidu meile kohe otsa sõidab ja meid kõik on volatiilsusega ära tapab. Plus veel siis elektritarbimisega ookeanid keema paneb. Pidid vist 2 aastat tagasi juba ookeanid keema siin mingid IMF-i või WEF-i või kellegi prognoosid järgi. Antarktikat ei ole ammu enam. No, nii et selline see Bitcoini lugu siis on. Ja see lugu ei ole veel lõppenud ja kestab veel edasi, et eks me jõuame võib-olla veel mõne podcasti sinuga teha ja kui asjad on edasi liikunud kuskile poole ja väga lahe, et sa said tulla ja rääkida enda vaatenurgast asja ja äge. Jah, aitäh. Kuule, tänud kutsumast ja tore, et seda podcasti tegema hakkasid. See on tõesti vahva, et inglise keeles on väga palju asju. Soovitage, keda te kuulete? Anname mõned. Seifedin Ammus. Seifedin, jah. Ma olen viimasel ajal kusjuures hästi palju kuulanud tegelikult seda Peter Cromacit, McCormack. Tal on siukene, mulle meeldib see, kuidas ta nagu teemasid kajastab ka nagu, et kuna ma ei ole isegi... See on see What Bitcoin Did või? Jah. Et kuna ma ei ole ise nagu üheski ma ei ole mingi hull arendajaga tehnoloogia valdkonnas nii sees, et siis ta räägib täpselt sellest õigel levelil minu jaoks, et ma saan nagu aru, mis point on ja nagu külalised on ka päris huvitavad. Ta on viimasel ajal hästi palju energiast, mingi tuumaenergiast ja kõigest sellest rääkinud, et see on nagu päris huvitav. Ja mis seal veel on, Bitcoin Layerit kuulan ka, see on niisugune vähe teistmoodi formaat, kus nad põhimõtteliselt annavad külalisele põhirõhu, et nagu väga vähe küsivad küsimusi ja külalised lihtsalt räägib ühel teemal hästi pikalt, et see on nagu huvitav kuulata. Et need on viimasel ajal, mida mina kuulanud olen. Need on vist ka mul erinevad moodi läbi käinud. Siis võib-olla jah, see Robert Breedlove on sinna võiks need kõik komplektina on nagu päris hea. Ja kui tahta emotsionaalselt lugu kuulata, siis jah, pange Michael Saylor ja kuulake 5 tundi tema intervjuus, et nagu muljet avaldav energia, mis seal tuleb. Jah, aga jah, eesti keeles on ainuke variant teil meie podcasti praegu kuulata Bitcoinist. Kahjuks või õnneks. Et siis subscribe and like. Ja kõike need asju ka. Just. Aga jah, kommenteerige, vaadake ja tänud. Algo, tšau. Tšau.